Kong ain't got shit on me. What again? Some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Gay. Blouses. ja tere, poisid on tagasi. Poisid on tagasi. Osa 131. Ma olen mitu osa juba mõelnud seda. Ma iga kord teen seda lõpus, aga ma olen üritanud meeldes hoida, et ma teeks seda ka vahepeal ja alguses. Kui te esimest korda kuulate meid, siis tere, palju edu. Mitmendat korda kuulate, siis palun subscribe kuskilt, kus te kuulate meid. YouTube, podcastid, nüüd ka Twitch, what the fuck. Kuskil peab striimima ju. Mis veel? Kirjutage meile mul lõpus tuleb see nii loomulikult kuidagi. I know, jah. Aga ma olen harjutanud lõpus, ma olen lõpus harjutanud seda. Suu on soe. Kirjutage meile hunnikjutu@gmail.com, Instagram @hunnikjutu, Twitter, ma ei tea, me ei kasuta nii, et nagu selles mõttes võite kirjutada sinna, aga Kui midagi, siis Treest tundub vist populaarsem praegu. ma ei ole seda ka alla tõmbanud endale. Ma vaatan Eesti contenti on seal rohkem, et On jah, tundub, aga ma ei ole et seda- eestlastele läheb rohkem peale. Me üritame YouTube'is igal pool ka nüüd short'i jagada, meil on ka TikTok nüüd, jah? On jah? Jah. Mul ei ole TikTok'i, nii et ma seda ei tea. Sinna järjest panema väiksed videosid asju, jah. Igal pool on kusjuures alati nagu see kasutaja. Hunnikjutu. / Hunnikjutu. iga kasutaja whatever, Hunnikjutu. alati hunnikjutu. Ja midagi ma tahtsin veel öelda. Ja minge suvaliin.ee, võtke endale hunnikjutu T-särk või pusa või telefonikorpus või midagi veel või? Pusa, Müts, T-särk, saunalina, me peaks need kõik välja, me peaks bikiinid, need kõik tegelikult Maxima bikiinid. me peaks tegelikult need kõik siia tooma, et näidata inimestele, et need eksisteerivad. Ma olen üritanud seda teostada. Me peame tegema selle. Suvaliin. Suvaliin. See mind kummitanud vahepeal teha. On jah? Ja Nice. teiega. Väga hea. Mul tulevad need kummitamist, need Sest sa taas elustasid selle hunnikjutu ja suitsu veip ka selle muusika viisi nagu. nii et jah, aga nüüd lähme sinna episoodi To the main episode. to the main episode, sest et ma ei tea. Ja nüüd võiks olla see, et umbes, et nüüd tuleb see sisse filmitud segment, vaata. Jah. Me olime enne salvestanud selle. Jaa. Aga ei ole. Lihtsalt kohe läheb laivi. Me ei hakka siin mingi petma inimesi või midagi. Nagu iga teine, ma ei tea, mingi asi, mida ma tarbin, neil tavaliselt ole. Ja muidugi on, aga nagu me ei ole iga teine asi, mida või nüüd te Ei tarbite. ole küll, jah. Olgem ausad, meil ei ole lihtsalt seda fundingut, et neid asju ette filmistada, meil ei ole lihtsalt seda aega. Osa me ei valeta teile, me lihtsalt näitame asja nii, nagu on. Jah. Aga kuna ma räntisin eelmine nädal sellest liiklustestidest nii palju, ma ütlen ausalt, mul ei ole see nädal mitte midagi rääkida. Ei ole kindlasti midagi, ma võin rääkida, aga Jaa. nagu Oota. Mul on midagi taga kuklus, mulle tuli meelde, aga see on pohhoi. Me pidime neid ühesõnaga, me pidime neid mingeid huvitavaid sõnu vaatama. jah, pidime küll jah, aga ma ei ole vaadanud. Ma olen unustanud selle meenutada ka, aga nüüd oli vist siin, ma vaatan ka. Ma mäletan, ma vist kirjutasin, me pidime mingi lemmiksõna, vaata, sõnu rääkisime ka, et võiks nagu rääkida. Ja just see lemmiksõna. Ja ma mäletan, ma ühe kirjutasin või kaks äkki. Okei. Ma võtsin, millistes notesides mul need olid siin notesides. Nii, siis mul on ERR, bla, kütusindu ei tohi kommenteerida, Norra mündileid, mendid autoga vanalinnas paarutamas, näosümmeetria. Mul on üks sõna. Samet joobes. Ahaa, okei. Ja kui keegi ei tea, siis Samet joobes on Kalli abikaasa välja mõeldud sõna, mis tähendab joovet, kus kõik on ülihästi, kõik on nii muhe nagu sametine ja mitte midagi ei ole halvasti ja kõik lihtsalt särab, nagu see roosa filter on kõigil peal ja nagu elu on lihtsalt ideaalne. väga nimi on see. On küll, jah.
ja Instagramis on selle nime all taluuletused. väiksed luuletuse Jah, taluuletused, jah. mis on sama head kui see nimi. Nii et vaadake, @sametjoobes. Hea lugemine, just. Mõned ei ole nii head lugemised, mõned on võib-olla natuke rasked lugemised. Nagu ega ta nagu ei hellita nende luuletustega. Praegu selles mõttes, et see osad on päris nagu dramaatilised. Ja ei, no see aus kontekst. Jah, et ütleme, et võib-olla need ei ole nagu siuksed nagu puhas huumor, seal on ka nagu ütleme, aga noh, samas igas naljas on terake tõtt, nii et nagu selles mõttes. Aga minge lugege, mis ma siin kommenteerin. Kuidas kellelegi on, jah? Ja. Ega see ei ole ainult mingi fun and games. Nii nagu päris elu. Aga samas jällegi, ega hea luule peabki olema nagu kõditama kõiki meeli, vaata. Just. Ei hoia tagasi, vaid... Mis sa teed? Ma üritan seda kuradi fucking pilti avada nii, et ta näitab mulle seda nagu... et ma saan zoomida, vaata. Aga sa tõmbasid alla, võta see download'ist. Aga nagu kuidas ma ekraani näitan? Ära muretse selle pärast, võta download'ist lahti. Ma näitasin eelmine nädal, vaata, Zoomi sisse ja siis võtta see hunnik juttu, võtta ära. Oota, ta näitab kogu desktopi või? Ma mõtlesin, et ta näitab ainult mingi brauserit või midagi. Okei, never mind on. Aga, oota, ma üritan kuidagi niimoodi teha, et... No mine munni. On ju, ülitüütu. Me peame ostma mingi teise hiire siia. No for real, ne. Aga ma ei tea, vaata teist hiirt, vaata, nagu tegelikult on juba ebamugav kasutada siin hiirt. Ei no, jah, aga... Nagu tegelikult, nagu ma mõtlesin selle peale, aga nagu, kuidas sa kasutad seda hiirt? Mingi parem variant sellest, noh. No ei ole. Ei ole. Ma imesta, aga ma naersin, kuskil ühes filmis oli sama või? Jaa, oli pandud nagu mingi suht high budget film oli ja siis oli, et mingi nuclear weapon või mingi asi ja siis see kohver oli ja siis seal tiksusid mingid numbrid asjad ja siis oli see klaviatuur oli seal sees. Ja siis ma vaatasin seda ja siis ma Sure. Ei, aga samas ma võtsin riigiametnikud, ma tegelikult ei imestaks. No ja, seda küll jah, okei, ja true. Riigi mõistes on küll, võib küll isegi odav selle. Aga see oli mingi USA film nagu, kus oli põhimõtteliselt see Logitechi klaviatuur oli see. See ei lõpeta mind imestavast, kuidas need filmitegijad või Hollywood või midagi nagu on tehnika lugemisoskamatud. Ei nagu kõike uurivad järgi, kõik on mingi sci-fi filmides, kõik mingid matemaatilised teoreemid, kõik asjad on läbi mõeldud ja siis on mingi tead, et seal klaviatuuriga nagu keegi ei kasutaks seda või? Seda küll, noh. Aga ära lasta alla. Meil igal ühel on omad nõrkused. No just. Aga ma imestan, et keegi ei tulnud, kuule, noh. Mul kodus parem. Tehke propsides lihtsalt nagu keegi teeb nagu klaviatuuri, mis ei tööta. Nagu... See on hea näide sellest, kuidas miks nagu et asi on detailides, vaata. Et nagu kuidas iga väike asi loeb, et kuidas see, isegi sellele väiksele asjale ma mõtlesin ka, kuidas see sinu nagu tekitab suurema selle maailma uskumuse, et ma usun, Immersion. Just. Ja minu jaoks siuksed väiksed asjad nagu on üliolulised ja kui ma näen neid asju, et nende eest hoolitsetud, siis ma seda rohkem nagu ma ütlen ausalt, see klaviatuur tõmbas meid küll sellest filmist Insta välja. That's my point, exactly. Et kuidas see mõjub vastupidi. Aga no mul oli lihtne lihtsalt, et ma olin 100 aastat kogunud neid kuradi sõnu, vaata. Ja siis ma tegin short listi enda mingist sõnadest ja ma mõtlesin, et lihtsalt mõistes ma tegin foto, et ma nagu näitan kirjapilti ka, vaata. Siis on huvitav. Aga see on lihtsalt URR, lihtsalt nagu see on nii lihtne ja nagu nii, nagu I don't know. Ja just, see on nagu fun, ma ei tea, lihtsalt. Siis lihtsalt ohei. Aga ei tea. Noh, mis sa ohkad seal või? Oi, milline ohe. Et aga jälle hästi lihtne, 3 tähte. Kõik. Eesti kirjas tihti peab olegi rohkem vaja, lihtsalt 3 tähte, kõik ohe. Ja sealt muidugi edasi minnes. Ohmoon! Kuradi ohmoon! Kas see on venekeelne sõna muidu või? Seda ma ei... mina niimoodi ei tea. Kas see mingi ohmoon ei ole mingi venekeelne sõna või? Mitte niimoodi otse. Ja ma üritan mõelda, kas ta on nagu
noh, muundatud millegist, aga ei tule ma küsi ChatGPT käest või selle, vabandust, Gemini käest, see on lahti selle all, see, jah, selle all, siin on ju. jah, esimene. Aa. või küsi ära anna talle ideid. Kust tuleb ohmoon eesti keelde? Davai. sa ei kirjutanud enam. sa panid kuskile. Nice. Okay. Hästi läheb. ma üritan järgmiseks nädalaks meile siia mingi teise lahenduse teha, sest et see on mind nii palju kordi nagu nii närvi ajanud siin. Nii, vaatame. See on fun ka tegelikult vaadata järgi, kus need sõnad pärinevad. Oh. Täiega on. Ongi? Ma räägin. What? Nagu ma oleks teadnud. What? Mm-hmm. Aeglase, omoon. Jah, ei ongi, vaata, ma enne rääkisin intuitsioonist. Mm-hmm. This is, kui peaks arvama, this is one of those things nagu. Ja pluss vaata, vene keelest meil on päris palju sõnu tund ja ma arvan, meil on veel peite sõnu, mida me isegi ei arva, et see on vene keelest, sest see ei kõla nagu venekeelne või nii. Ma arvan, et meil ei kõla see nagu venekeelne sõna, aga ma arvan, et ja, exactly, my point. Et ei kõla nagu, oota, vale koht. Esimene, jah. Ei, see oli siin. Jah. Aga mulle meeldib see sõna sellepärast ka, et nüüd inglise keelde minnes, oh moon. Oh moon. See on nagu fun. See on nagu fun. Kui te oleks nii negatiivse seosega, siis mulle meeldiks see võib-olla rohkem ka. Ei no, aga see on kõik on ju sellest, kuidas sa ütled. Ja ohmoon. Ja ohmoon, jah. Aga siis ta ei tähenda nii halba. Ei, tegelikult on fun. Tegelikult mulle väga meeldib see. Nagu kuidas sa ütled, vaata. Ja, ei täiega. Sest ma olen mõelnud selle suvaliinile uut nimega, vaata selle pärast. Lihtsalt nagu panna pulgale ja siis mõõta. Mitte, et ma kindla peale teeks seda, lihtsalt, et ma näeks tervikpilti. Aga siis ma pean hakkama tegema muud seda. Ma ei know. Suvaliin. Ja, just. Ei, ma aina rohkem samastun ja lõpuks ei loe midagi, vaata. Järgmine on vargas. Aga mis see tähendab? Tead, ma ei teagi, kas... Virgas ma tean, aga vargas. Mis see tähendab? Tead, see on üks neid asju, mis on nagu see, et ta on nagu jah, varas ja varastama või sinna, vargus. Jah, aga pane sinna Gemini. Aga... Gemini. Gemini. Siis ütleb kääne. Aga... vargas. Oota. Nagu vargas sees. Oota. What? Oota. Aga see ei ole nagu lihtsalt sõna. Siis see ütleb vargas. Nagu et vargas. Ma just mõtlesin, kas see üldse on eesti keeles sõna. Nagu mingis vormis, vaata. Mis ta kirjutab? Kõnekeeles kasutatakse seda vormi kõige sagedamini just nimelt, ma ei näe lugeda lihtsalt, piltlikes mis kohas sa oled, ma ei näe? All, nende bullet pointide all. Väljendites, kui räägitakse kellegi sisemisest varga loomusest või kui keegi teeb midagi varga tombel. Kas ta räägib üldse eesti keelt või? Ma ei tea, varga tombel. Mis asi on varga tombel? Ma ei tea, mis kuradi... Kombel. Jaa. Kas ta teeb meelega kirjavigu või? Ma ei tea. Oota. Tähendab vargsi saladused katta all. Kuule, see on varga kombel. On ju? Jah. Tombel, vanapärane poeetiline liide, mis tähendab, oota. Viisil, moel või kombel. Oota, seda palun double checki. Okei, ma vaatan Google'is. Sest see on sama, aga nagu... Ei, nagu, et vaata, kas keegi on kirjutanud kuskile kasutan seda sama vormi just, et ma... Ei ole. Okay. Aga küsida käest seda citationit. Nagu anna mulle seda linki. Jaa, oi sorry, ma panin näiteid kasutusest. Sest paneb sama asja. Aga kust sa võtad seda citations? Okei. Ühtegi citationit ei too. Okei, ehk siis sa ei tea seda. Allikad keeleteadses. Kuule, mida sa ajad? Okei, oota, võtame Eki lahti. Ei, oota. Eki tide! Mis asja?
Tombel. Ei ole leitud. Vaata. Ei ole see, kas sõna sa ajad sitta. Ma ütlesin. Ma tean, et me oleme kuidas midagi teinud, aga me oleme kaua juba vahtima petsime. Pead juba vetsime. Suvaliin. Suvaliin. Teate, kõik, mis ma rääkisin, kõik ei läinud registreerituna ja ma elasin praegu seda sõna, mis me just õppisime. Ohmoon. Fookus on kadunud. Ma tegin real life ohmooni praegu. Ühesõnaga siin oli üks muted variant sellest, kui suvaliin ja siin on Maxima bikiinid. Sul on uued need asjad. Et ma nüüd täna ei vaadanud seda, ma olen reaalselt iga nädal ma olen kontrollinud. Täna oli ainuke kord, kui ma ei kontrollinud. Nagu sa ei näinud seda, et suvaliin on niimoodi või? Aga ma tegin selle juba eelmine nädal oli niimoodi, see on juba tükk aega olnud. Ma räägin. Aga siis ei olnud. Aga ma arvan, see su arvuti salvestab ju vaata nagu alla. Ei olnud uuendanud seda su. No aga ma ei tea. No vahet ei ole. Ei. Ja ma veel mõtlesin, et huvitav, kas sa nägid juba. Sest mul oli mingi ammu juba see mõte, et ma tahan... Mulle meeldib. Ja just ma tahan seda, et on nagu see suur, vaata. Mulle meeldib. Et ja nagu, et jääb meelde ka kõik see. Lihtne ja toode jääb fookusesse ka, et see on pohhui. Ühesõnaga, miks mitte Maxima bikinid see suvi? Minna randa niimoodi XX ja Maxima. 3X bikinid. Et väga sitt see... Aga kui sa neid shipid, siis need peaksid tulema eranditult Maxima kilekotis. Fuck. Lihtsalt panid mulle siukse kuradi pinge peale. Selle pinge või selle, mis see teine sõna on? Taski raskuse, et ma pean selle üles elama. Kuule, ma ei tea, kuidas ma nüüd... Okei, sai. 2 sekundit saad teha asju, mida ma tahan teha või? Tahad isarut kasutada või? Ta ei räägi minuga. Tere küll, näe. Ühesõnaga jah, siuke, et ma ei tea, et nagu piire ei ole, vaata. Aga sa oleks võinud panna nagu mingi Maxima nagu, aga nagu sul Balenciaga, vaata on. Jah, tead, see oli, siin on osad on sellised, et ei ole välistada, et nad ajas täiesti mõdavad oma kuju ja välimust, et see idee on rohkem midagi, mis on seal üleval, kui see, et ta on mingi päris toode veel. Et sama idee, et work in progress, vaata. Siis ma tegin selle ka olemasoleva template'i. Juba tegid valmis selle või? Jah, töötasin selle veits, vaata niimoodi, et on nagu, ma tegelikult tahaks, et need tekstid ei oleks nii kaardus. Ja siis ma tahaks niimoodi, et võib-olla see tekst joonistab ampersandi, mis on nende 2 teksti vahel. Ehk siis saate keepi ja keeksi ja kooki ja seda. Ja siis ta on nagu niimoodi. Ja siis ta on nagu... Aga ma pean arvutis tegema seda. Muidugi. Et mingid ideed on. Aga vaata, kui launchid, siis sa saad kohe hakata parandama ja siis tuled paremad ideed. Muidugi. Ja siis nagu on see... Ühesõnaga, aitab sellest. See... Lähme edasi. Siin on palju sõnu, me ei pea iga ühega seda... Iluheli. Ma ei tea, mis tähendab peaks, aga ma eeldan, et see on lause või sõna. Iluheli. Iluheli. See on lihtsalt ilus sõna. Sest sõna ilus on ka ilus. Vaata heli-ilu. Heli-ilu. On nagu siuke, aga iluheli. Ma ei tea, kus ma võtsin seda. Ma võtsin nagu näha kuskil seda. Aga nagu, kus sa kasutaksid seda? Tead, ma mõtlesin tükk aega sama ajal, kui sa küsisid. Nii. Mul ei tulnud. Nagu, see on tõeline iluheli, aga nagu mille kohta sa ütled seda? Kas see nagu käib nagu heli kohta?
või see käib millegi ilusa kohta iluheli. Nagu ma tunnen, et siin on midagi. jaa, sama. Ma tean täpselt, kus sa oled oma selle mõttega ja ma olen sama stuck ja sama see, et nagu see nagu ma ei tea, keegi nagu ma ei tea, teatris oskaks selle välja mõelda. Iluheli. Tõeline iluheli. Aga noh, ilus eestikeelne sõna võib-olla, kui see nagu on nii-öelda Maie oli kui iluheli. Tema pani ilu helisema. jah. Ma arvan, kuna ilu on nii subjektiivne ja nii nagu, kuidas sa tunned seda, kuidas sa tõlgendad seda, siis nagu seal võib see abstraktsus kehtida. Iluheli. Mul on siuke tunne, et see kõlaks nagu see oleks nagu hea mingi muusikakohviku nimi või midagi. Kus oleks maalid, aga samas nagu keegi mängiks mingit head muusikat, vaata. Ja siis sa oled nagu ilusas helis. Mingis Eesti esimese aja Kadrioru majas, mis on need ilusalt tehtud nagu tahvatud veits. Selliste klassikalise lookiga. Pudi. Pudi. Tead see interneti mees on pudi. jah. Pudi. Pudi-padi, noh. Pudi-padi, jah. Ei. Ma ei suuda. Sa läksid selle kuradi Hieronymus Boschi maali peale. Ma lähen hulluks, nahvoi. Just zoomisin. Ma räägin, see on... Ja ma spoilin... Ärge vaadake. Kõik teised sõnad. Jaa. Pudi kohta mul ei ole midagi muud öelda, kui seda üksinda on seda natuke raske kasutada. Igal pool on su pudi-padi laiali. Igal pool on su pudi laiali. Jah, just. Korja mu pudi kokku. Aga ta on siuke nagu nunnu, vaata, või nagu see... Oleneb, kui sa ütled, kurat, su pudi on igal pool laiali. Ja siis ütled selle kohta, et ei, see on passive-aggressive. Jah. Vader. Star Warsi see pahalane. Darth Vader. Aga kirjutatakse samamoodi, on ju? Lihtsalt huvitav see... Aga eesti keeles on ka Vader ju. Ja mõtlengi, ja me oleme kindlasti saksa keeles selle võtnud või midagi. Sest et, saksa keeles on väga sarnane nagu inglise keeles, et isa ongi V-tähega Vater, minu arust on tugevat T-ga keskel, aga algab B-ga. Minu arust on niimoodi. Ma mõtlen, et saksa keeles Darth Vader oli alati spoiler sakslastele, et nagu isa, vaata. Vater und muti on... Muta. Ja, mutter, jah, just. Vist on niimoodi. Jah, Vater on mutter. Jah, aga... Jah, Darth Vader on täpselt nii, nagu meil on rebane. Ja ka Vader on ju ka, öeldakse näiteks, et on, näiteks loomajas kasutatakse, et mingi looma vaata Vader. What? Ma ei teadnud seda. Vader on ka nagu hoolekandja või midagi siukest minu meelest. Eesti keeles. Okei, seda ma ei teadnud. Nagu see Eesti sponsor. Nagu, aga mitte nagu, ma saan aru, jah. Nüüd on see nagu sponsor nagu teise tähendusega, aga nagu ongi sponsori kohta, vaata. Kes sageli saab panna toetabale ka nime. See on, ma oleks nagu eesti keele fucking see. Jah. Ei, sellepärast ma võtsingi selle üles, sest et ma tean, et sul on seda aga ma ei ole. Ei, nagu sul on nagu üle keskmise neid teadmisi ja huvi on põhiline, sest me oleme mõlemad nagu huvilised eesti keele ja eesti sõnade vastu või üldse vaata. Mul eesti keel oli koolis oli ülisitt. Sama, aga ei tähenda, et ei või see huvi olla hiljem, vaata. Vabandust, väga nigel. Mul oli ka väga Nigel. Nigel Farage. Kaim vennas, eriti kõnetamisel. Vader, kuule, kalla mulle üks toober. Kas Kain peaks olema Käin või? Aga võib-olla see on murraku pärast. Kaim. Vennas. Käim või? Käin. Käim. Aga
ristiusu kirikus isik. Kaim, mitte N-iga, vaid M-iga või? Jaa. Okay, ja siis ei aga vaata, mis esimene ristiusu kirikus isik, kes on lapse ristimisalituse juures tunnistajaks ja kelle kohuseks on hoolitseda lapse kristliku kasvatuse eest, ristiisa või ristiema, godfather, vader on godfather. No vaata, see tuleb sellest, et nagu... Sama father tuleb kokku ju. See tulebki, sest et see ristiisa või ristiema on ju, saksa keelest, usk tuli meil saksakeelset sisse, balti-saksa, vaata need kõik muud asjad ja see on loogiline, et vaata see vader nii-öelda on nagu tulnud Eesti pärastatud see vaate on muuta. Väga tore, kui on sõnas on nii palju peidus, et sa suudad selle kohe vaata väga paljudest sõnades on juured nagu leida. Aga see on eesti keeles on enamus sõnades on siuke nagu, kui sa mõtlema hakkad, siis on see lugu seal sees olemas. Ma tean, keegi praegu mõtleb mingi aga mingi X sõna, kus see on, mingi täiega debiilne sõna. Tead, mul oleks hea meel, kui keegi mõtleb, sest et tore oleks, kui keegi ütleb midagi. Sossus. Ma olen täna sossus. Ma olen sossus. Nagu 4 S-i. Sossus. Kuule, teeks uue sõna, 4 S-i on seal ja 2 U-d. Ei, roo on ju. Sorry, 2 täishäälikut. Muidu on sussus. Jah, 2 täishäälikut. Sussus on natuke teine see tundub nagu, et oled veits suss. Ja. True. Aga siuke, vaata, see on üks neid sõnu, mis on, vaata, see kõlab nii nagu, mida see tähendab. Nagu see tunne. Jah, nagu mul on tunne, kui sa välismaalasele ütled. Aga ma ei tea tegelikult. Sounds cozy. Ma ei tea, sest et soe on eesti keeles, vaata see, mis tekitab selle asja. Siin on see algsõna on soe, vaata. Ja siis sossus, sa juba tead nagu, kuna sa tead eesti keelt, siis sa tead, et sossu, soe, nagu see tekib sealt see nagu leegendus. Mind nagu huvitav oleks kuulata, et nagu inimene, kes ei tea eesti keelt, ei tea sõna soe, kas tal tekiks see sama tunne? See on hea küsimus. Ma võin niimoodi öelda, et mul ei ole see sõnast soe, mul on see sellest, et sossus, nagu see kuidagi nagu... Ma saan aru, mis sa mõtled. Aga samal ajal, vaata, ma olen kasvanud sellega ja see on minu bias. Seda ma räägingi. Ja nagu välismaalasel see puudub, ta ei pruugi, aga peab testima. Peab testima, kas... See oleks huvitav nagu teada. Oleks täiega. Sest et to me it sounds cozy as fuck nagu. Ei, absoluutselt, ma olen suga nõus. Ja just see, et kuidas ta kõlab. Jah. Sest mina rakastan sinua, ei kõla nagu... Mina rakastas sinua. See ei kõla nagu keegi armastab, vaid see kõlab nagu midagi muud. Ja sul on täna ikka raske. Kuule, I can't Windows nagu. Aga see nooltega ei saa liikuda või? No ma pean scrollima vaata. Aga proovi korra nooltega liikuda nagu kõrvale. Ei, seda peab järgmise pildi. Paneb või? Ma enne panin ka nii, jah. Okay. Kaval. Ilus. Vaata, kui on nagu mingi kaasalik, täisalik, nagu rütm. Ilus. Kaval. Mul ei ole rohkem notes. No notes. Ma nõustun sinuga. Kaval vader. No ja nüüd see sossus kuss. Ole kuss. Aga nagu see on ka vaata üks neid, kus nagu need see sobib, vaata, et sa nagu kuss. Perfect. Vaata nagu teine asi, kui sa ütleks nagu seda kuss, ole tasa. Vaata see on nagu, kui sa alustad tasaga, see on nagu hoopis nagu siuke kõrgem. Ja see on nagu, kui sa värvides räägiksid, siis ole tasa, kõlab nagu tungsten. Vaata nagu siuke sinine valgus. Samas, kui sa ole kuss. Nagu pigem siuke nagu daylight. Vaata siuke nagu soojem. Täiega soojem. Ja ta nagu vaata, ma pikk S on siuke jah, mis sa rääkinud? Seda ma olen rääkinud, vaata, et nagu näen neid värve ja muid asju nagu natuke teistmoodi. Ma ei tea, kas inimesed ka nii mõtlevad nagu, aga see kuss ja tasa minu jaoks on täiega täpselt need asjad, kus ma näen neid nagu sõnavärve või nagu ma ei oska seletada seda. Oota, sa tahad öelda, et sul on see värvi, see nägemise, see asi või? No ma tean, aga me rääksime ükskord sellest. Aga mitte nagu, mul ei ole mitte päris see nagu, ma arvan, mul ei ole nagu see... Tead, ma arvan nii nagu kõik asjad inimesel, see on spektrum. See ei pruugi olla nagu full väljend. Ja ma ei ole nagu see, et ma näen kõike või midagi sükest asja, aga nagu sellepärast ongi, miks mul värvid toimuvad mul paremini või nagu miks mul värvid tulevad lihtsamini,
on sellepärast, et ma tunnetan värve kuidagi teistmoodi või nagu asju. Jaa, Synesthesia vist oli selle nimi. Sest nagu, vaata, see on üks neid asju ka, vaata, et kui sa oled nii-öelda heas mõttes nagu geneetiline friik sellega, no me kõik oleme mingis asjas, et sa kasutad seda ka nagu just selle õiges asjas ära, ehk siis sa teed, joonistad vaata või maalid või vaata, et sa kasutad just seda õigesti ära ka, siis nagu perfect lihtsalt, universum teeb ringi peale. Synesthesia on, ma seda küll lugeda ka kreeka keelest, mingi sin, koos ja taju on neuroloogiline, on neuroloogiline nähtus, mille korral ühe sensoorse juhte tee stimuleerimine viib automaatse mittetahtliku tulemuseni teises. Okei, ma saan aru, mis ta mõtleb. Sa vajutad gaasi, sidur läheb ka kaasa, põhimõtteliselt. Jah, nagu ma saan aru, mis ta mõtleb, aga see on nii tehniline. No aga see ongi. Ütle maakeeli. Me ei pea süvetsema. Me täna täiesti lihtsalt selle, on üsna põnev ajupära, kus inimesed meeled lähevad omavahel natuke vahetusse ja põimuvad kokku, tähendab see, et kui tavalisel inimesel on nägemine, kuulmine, haismine üksteist lahus, siis synesteesi puhul põhjustab ühe meele ärritus automaatselt elamuse teises meeles. Ehk siis helid on värvilised, tähed ja numbrid on värvilised, aeg on ruumiline, see on väga õige. Jah, automaatne pole haigus ja bla-bla, ühesõnaga. Ja just see, et pole teadlik, vaata. See on just hea, et sa tood selle üles, sest et see on täiega unikaalne asi, nagu mida omada ja üks lahedamaid asju, mis nagu superpower. Suvi, lihtsalt suvi. Suvi, Tead, saad aru, ma kuradi hoian liiga kaua all seda käppa, siis ta zoomib välja. Sest et keegi geenius arvas, et see on sitaks hea mõte, kes mitte kunagi ei testinud seda äppi nagu lihtsalt. Aga ma panin siia otsa, jah, see suvi, tuvi, tudi, pudi. Suvi on nii populaarne, et kuni mingi välismaa firma on suu.vi. On küll, jah. Ja siis... On küll midagi, jah. Ja siis eesti keeles minu arust on ka mingid sükest firmat või mingid asja ma oleks nagu näinud või kuulnud, mille nimi on suvi. On, jah. Et see on nii populaarne. Aga jällegi ilus sõna. Suvi. Hästi ilus. Kas ei ole suvi ei ole mingi prantsusekeelne see söögitermin ka või? Restorani termin. Kirjutatakse loomulikult teistmoodi, aga hääldab. Suvali. Et lihtsalt, et nagu see sai tehtud ja nüüd on nagu oluliselt chillin, ma tean, et ma saan oma need... Üks mure vähem ja Vaib on parem kohe. Ma alahindan, kuidas siuksed väiksed asjad tegelikult mõjutavad meie enda seda heaolu ja enesetunnet ja kõike seda. See on meeletu, kuidas need asjad nagu on. Kui sul on mingisugused, kui sul on, ma ei tea, mis iganes X asi, mis sul nagu taga peast tiksub, ja mul on niimoodi, et ma ei tea, üürandam näide mingi, ma ei tea, pead kellegile kirjutama midagi, et kuule, kas me teeme nii või teeme naa, nagu sõbraga või mingi tuttavaga või ma ei tea, kellegi iganes, nagu kuule, mingi asi, mingi vastutav, ühesõnaga, et mingi vastutusolukord, nagu et nagu sina vastutad selle eest ja nagu selle tagajärjel muutub midagi nagu kellegi inimeste eludes põhimõtteliselt. Mitte see, et nagu kas sa jood homme teed või kohvi, aga nagu, et mingi actual shit. Inimesed ootavad sinu sissekannet. Jah. Ja siis on nagu see, et oota, aga sul ei ole näiteks aja, seda ei ole nagu ajalimiiti, nagu kind of on, aga nagu otseselt ei ole. Ja siis on ülilihtne nagu, et oota, ma teen need asjad ära, mis on ajatähtsad. Ja siis on, oota, nüüd on juba kell palju. Oota, homme hommikul. Ja homme hommikul on kohe mingi 100 asja. Ja siis on, oota, ma teen need asjad ära. Ja siis ma helistan. Siis vaatad, nüüd on kell juba 6. Okei. No aga ei ole homme hommikul. Ja ühesõnaga nagu niimoodi see vaikselt rullub, ja siis on, aga need on terve see päeva, kõik need päevad, kui sa ei tee seda, on see sul seal taga kuklas, oota, aga see on ka vaja ära teha. Ja siis nagu mitte ainult see, et see on vaja ära teha, mitte ainult sinu asi ei sõltu sellest, vaid kellegi teise elu sõltub ka sellest,
ja siis see on nagu selles kuidagi nagu ikkagi nagu kägistab sind, aga samas nagu sul on prioriteetides on asjad nagu, mis on olulisemad, mis vajavad täit tähelepanu ja nagu mul on vähemalt nii, et kui ma hakkan mingite telefonitega mingi huierdama, mingi helistama mingeid asju, üliraske on keskenduda enda tööle, sest et see võtab nagu kogu sellest nagu mentaliteedi või sellest vaibist võtab välja nagu sest et ei, seda on mõõdetud, see on mingi 10-20 minutit, sul läheb aega, kuni sa uuesti süvened töösse. Iga distraction. Ja kuna mu töö, kuna on praegu nii palju tööd, ma ei saa nagu seda, mul on vaja mingid asjad ära teha, sest et nii palju uut tuleb peale, et mul ei ole, ma ei saa lubada endale seda, et ma mingid asjad ei tee ära, sest et kui ma neid asju ära ei tee, siis see tähendab, et kõik muu asi lükkub ka nagu kuhugi kaugemale. Ja siis ongi need siuksed mingid pisikesed asjad, mis nagu sa ütled, on endale, aga nagu kinda on endale, aga nagu ei ole, ühesõnaga nagu siis need asjad... Ja ta ei ole nagu super suure tähtsusega, aga mida rohkem lükkad, seda rohkem see hakkab sind närima ja mõjutama su enesetunnet ja kõike ja nagu mingi... Ja sa ei saagi aru nii kaua, kuni sa saad selle tehtud ja siis sa oled shit, see oli tegelikult päris nagu... Ja kui lihtne see tegelikult oli. Jah. Aga nagu... elukestev õpe. Aga ma olen selles faasis, et ma näen seda kaugelt ja hiljem. Ja olen selles faasis, et see nüüd enda jaoks ümber programmeerida, et nagu uued mustrid õppida vaata, sest see on, kuidas inimesed töötavad. Õpid uued mustrid. Nii, aga ma otsin sinu seda suvi prantsusekeelne sõna ja mis ma leidsin, on suivi. Hääldub peaaegu täpselt nagu eestikeelne suivi. See tähendab prantsuse keeles järgimist või järelkontrolli. Näiteks e-poe paki jälgimine. Suivi de coili. Ma ei tea, kas see koliis või mida. See ei ole see, mida ma mõtlen. Ei ole see, mis ma mõtlen, okei. No, aga samas midagi on. Ma ei tea. Kirjuta, aga oota, ma proovin korra. Jaa. Sealt on tulnud ka meie laenam ehk suveniir, laenam. Mis asi on laenam? Millest sa räägid? Nagu ei usu siukest sõna. Vot see on hoopis suvi. Jaa, võt. See on see, mida ma mõtlen. Ja, there you go. Tüüp ei suutnud seda välja mõelda. Aga on ju, loe ette, ma ei näe seda siit nagu lugeda, mul ei ole neid õiget. Ei, ma juba lugesingi. Vot see on hoopis ma eeldan, et see suvi... Ta ütlebki suviid. See on see tee lõpus, aga nagu... Hääldab prantsuse keeles tõesti täpselt nagu suviid või suvi. Ja mis see tähendab? Suvi, mis kõlab eesti kõrvale väga nagu soe vie või suvi. Mida see tähendab prantsuse keeles, tähendab suvi sõnalt vaakumis. All sees. Suu all sees ja viid ees vaakum see on nagu, kui sa paned alla midagi, et nagu ananass suvi midagi blablabla. Okei, sealt sa võtsidki. Jah, midagi siukest ilmselt. Ja. Pannakse. Ja, nüüd kui sa ütled, siis ma oleks nagu näinud ka toitlustuses võib-olla seda. Okei, there you go. Väga random, aga samas... No kui me räägime lihtsalt sõna kõladest ja asjadest nagu... Ülikontekstuaalne, see läheb väga hästi kokku. Okei. See... Nii. Ploom. Loom. Ploom. Veel mingid täisalik või neid kaasalikuid panna sinna või... Kui sa niimoodi ütled, siis on väga huvitav nagu, et eesti keeles on sõna loom ja on loome. Loome, jah. Ja siis keegi mõtles ploom. No sest, et see on, vaata, inglise keeles on plum. Ma arva, et nagu teistes keeldades. Okei, good point, jah, tegelikult see tuleb täpselt nii nagu välismaises keeles on, ju. Aga ta tõesti... Aga lihtsalt huvitav, nagu kokku satuvad. Aga ainult eesti keeles vaadates ta tõesti on ploom, mis eeldab seda, et sa võiks panna sloom, kloom, lomp. Jah. Oota, ma annan siin sulgudes midagi, ma ei tea. Thanks, Windows, sa oled nii lahe. Blind. Ma ei tea, mis see blind on. Ma ei tea, mis see on. Blind. Ploom, blind.
see oli see minu nali, et ongi, et kui on ploom, siis on blind. Lind. Jah. ja nagu loom, ja täpselt. Eeldab, et on siuke asi olemas. Siit on seesama kohin. Kohin on hea sõna. Räigelt ilus, see on üks mu lemmikuid. Mul vanaisa tegi seda kohalikku puskarit. Ja siis pani sellele nimeks meie koha nime ja siis kohin. Päriselt, nice. Ja see maitses täpselt nagu see nagu see nimi ja see oli täpselt nagu see. Tuli siuke kerge nagu kase vibe sees. Siuke tead nagu see nagu kasemahlaga, nagu mitte päris kasemahl. Ja nagu kogu see kohin ja siis see nagu see maitse ise oli täpselt siuke nagu, kui sa kuuled seda kasekohinat ja sa jood seda, siis see oli täpselt nagu see nimi ja see maitse läksid minu meelest nagu niimoodi. Ilumaitse. Jaa, see oli täpselt ilu... Tuleb niimoodi. Me mõtlesimegi välja, mis see tähendab. Ilumaitse on, kui vibe läheb selle asjaga kokku. Just see kirjeldad täpselt midagi, mis on natuke nagu raske kirjeldada. Aga ta on nagu... Kui visioon ja maitse lähevad kokku. Kus siis ühtpidi väga hea. Ja just see sõna ka veel, sest mulle pika peale avastanud, ma olen mitu korda praegu seda ka, merekohin ja puudekohin või metsakohin, need on kaks asja, mis nagu insta rahustavad mind. Aga see on hea. Nagu need on stress relief, nagu kui kohe töötab. Aga heinamaa? Jaa, kõik, mis põhimõtteliselt kohinad tekitab, aga need on lihtsalt nagu näited, vaata. Muidugi heinamaa samamoodi. Nii kui ma korraks lülitan selle sisse, et ma tuunin seda sisse, ma lihtsalt täielik pingelangus. Kas sul ventilaator on kodus või? See ei ole see, see on liiga tehniline. Ei, ma küsin. Jaa, on küll, aga see ei ole see. Ja see või? Ja ta on liiga tehniline minu jaoks. Aga meil öösel näiteks see töötab ja see tekitab küll öösel seda head white noise'i. Aga võib-olla, ma arvan, et ventilaator on erinevad, et võib-olla sul on niisugune hea, et ta kuidagi toa kontekstis ja see, kuidas ta töötab, on võib-olla just niisugune mõnus. Mis ütlen nagu? Mul on mingi kõik odavam, mingi, ma ei tea, Prisma... Meil on ka suht mingi ülirandom, mingi ratchet, mingi see ventikas. Milline ta välja näeb? Ta on... kuidas ma kirjeldan teda? Kirjelda mulle oma fänni. Ta see X, mis teda maas hoiab, ehk siis need jalad, on X-i kujuga. Kõrge? Ei, no jah, ta on natuke kõrgem, ta on nagu nii, et tegelikult ei ole X, tegelikult on see plussmärk, et on nagu rauast. Ja. See on kuskil, ma arvan, 45 centimeetrit on üks märk. Siis ta on, kui ma ei keera teda teleskoobist välja, ehk siis kui ta on lihtsalt, kõik jupid on oma miinimum pikkuses, siis ta on, ma arvan, mingi 1.15 kõrge. Ma arvan, et nende labade suurus, kui ma võtan diameetri, mitte raadiusega diameetri, on, ma arvan, 45 centimeetrit kuni 50 centimeetrit. Okei. No see on päris suur. Oota, ma mõtlen. Meeter on nii palju. Kurat, siis on suurem, siis on 80 centimeetrit. Kui aeglane on, nagu sa ütled, ma kujutan ette, sa paned kõik aeglasema režiimi peale öösel. Ja kui aeglane on aeglane? Või nagu et... Ei, lisaks on ta, need tiivad on plastmassist. No mul on ka, jah. Ja nad teevad, või pigem on see... plastmassist. Okei. Sest mul on kõik aeglasem on ikka süke, et nagu süke. Ma ei kuule mootorit. Okei. Ma arvan, see on 100%. Hästi, okei, ma kuulen hästi natukene ja see on süke väga madal. Ma arvan, see... Ei, ta on madalam. Ma olen üsna kindel, et see, kuidas sa kirjeldad. Ei, ta on tegelikult vastupidi, ta on kõrgem ja vähem. Okei, nice. Aga vaiksema tonaalsusega, sest et see ventilaatori liikumine nii-öelda läheb selle helilainega kokku ja nad natuke canceldavad seda ebameeldivat heli, ma arvan, ära. Saad aru? Okei. Ma kujutan ette, et see on kogemata meelega hea asi, nagu niimoodi.
aga ma arvan, see, kuidas sa kirjeldad, see kindlasti töötaks mulle ka. mul on mingi nii suur on see tiiviku osa, kuradi metallraami vahel, eks ole, kõik ülejäänud on plastikust, mingi tiivik ja siis see laua peal, no see junn nagu. Ja no see lihtsalt teeb mingit suvalist müra, vaata. Sest et mingit teatud tüüpi nii-öelda ehitusmüra jutumärkides või mingisugune tehislik mehaaniline heli. jah, teatud tüüpi mõjub rahustavalt, näiteks mingisugune laeva mürin, et ta sõidab, see võib mõjuda rahustavalt ja kui sa kuuled, kuidas kas sa rongis maganud oled? mida ma mäletaks? Et ma väiksena võisin, aga ei mäleta. Rongis on vaata see ja. On 100% ja. Ei, see on sisse kodeeritud, see on kindlalt midagi. ma olen ühe korra rongis maganud, me sõitsime ma ei tea täpselt, ma ei mäleta, kus see Helsingist oli, kuskilt Helsingi lähedalt sõitsime Oulusse Põhja-Soomes ja siis seal oli öösel olime nagu rongis. See on pikk maa. Et see on ainuke kord, kus ma olen rongis maganud ja siis ma mäletan seda ja. Ei, mul on ka väiksest peale see rongi see hääl, aga nagu Tallinnast Läänemaale ei ole seda une vaata pausi. Aga noh, kui see Rail Baltica kunagi valmis saab, äkki see saab uuesti... Aga see ööbi seal? Ei ööbi või? See on suht kiire. Okay. Ma sõidan autoga siit Kaunasesse, ma olen sõitnud 8,5 tundi. 8 tundi. Ja see on autoga. Kas need kiirused on umbes teada, kui kiiresti liigub? No ta peaks sõitma ta ei ole nagu see super high nagu see, aga ta peaks mingi 180 km tunnis sõitma või midagi sinna kant. Sa võid guugeldada. Aga minu meelest ta oli alla 200, aga üle 140 minu meelest, kuskil seal vahel. Okei, no see on korralik. Aga no ega ta ei saa seda kogu aeg teha. Seal on see, et külade lähedal mingid asjad, seal on mingid heli, mingid probleemid. Et ei, lihtsalt rongil on see eelis, et kui ma liigun 180, sellepärast, et ma tean, et trass on tühi ja mul ei ole mööda sõitev ja autosid. Aga ta on ka tehtud tavaliselt vaata nagu sirgemas joones või noh, nagu rongirööpad ei ole tehtud vaata kurviliselt või midagi, vaid ikkagi üritatakse ju teha. Oh, what the fuck, oota. Rail Baltic trassil sõitvatele rongitele otetavad planeeritud maksimumkiirused on jagatud 3 kategooriasse. Rahvusvahelised kiirrongid kuni 249, regionaalsed Eesti sisend ja piiriülesed kuni 200, isegi rohkem. Ongi kuni 200, aga nagu seda räägitakse küll, aga seal on ka päris palju nagu muutunud neid asju, et ei, ma mõtlen, et siis nagu see nagu sinu pointile vaata nagu veel otsa, et sa ütled, et mis oli 8 tundi või mis oli see autoga, jah, et siis nagu see on oluliselt vähem rongiga. No teoreetiliselt jah, aga ma ei oska öelda vaata, sest et ta teeb neid peatusi ja asju nagu vaat ja kaua need peatusi kestavad, et no teoreetiliselt minu arust on müügi see... Aga küsida, kes kaua peaks sõitma siis Tallinnast Vilniusesse? Tere see kuradi... Eeldatav mingi sõiduaeg või midagi. Ma panen selle ukse kinni. Jaa, ma tahtsin just öelda, see kuradi fucking šoti... Mis see on? Ei. Torupill laseb nii räigelt, nagu ma ei tea, kas ta on vaja. 3,5. Ei, Varssav on 6 tundi 47 minutit. Noh, autoga sa ei ole veel isegi Vilniuses. Jah. No see ongi see idee, noh. Päris rets. Ja exactly, ma just mõtlengi, et nagu kui selles mõttes 3,5 tundi, kui sa sõidaksid Vilniusesse, 3,5 tunniga sa jõuad Eestis reaalselt, kui sa sõidad autoga Saaremaale, kuskile Tartust edasi kuhugi maa kohta. Sa tavaliselt teed vaata peatusi ja mingeid muid asju, vaata. Et Poola ma sõitsin Danskisse, mis on nagu vahemaa suhtes, on ta enam-vähem sama nagu Varssavi minu meelest. Ma sõitsin, kas oli äkki ka mingi 10 või 12 tundi? Midagi seal vahemikus, ma ei mäleta enam nii täpselt. Et see on ikka oluline võit, noh. Ja ma arvan, et inimesed hakkaksid rohkem käima oluliselt näiteks Varssavis, kui sul on see 6 tundi, mitte see, et sa pead autoga mingi kuradi
piinama läbi Leedu ennast, noh. minu arust see on hästi õigesti kirjeldatud, et see uks Euroopasse või mingi siuke asi nagu inimesed räägivad sellest, et peab peale maksma bla, et nagu see, ma arvan, et inimesed ei kujuta ette, kui palju nagu hakatakse seda kasutama, see võimalus on. ja. Eriti business, vaata. Businessiks, aga nagu ma arvan, et ka turism kasvaks oluliselt. Kindlasti turism. Ma mõtlen, et ma arvan, et see vahet, kas me sõidame päev otsa rongiga Varssavisse või me sõidame päev otsa autoga Varssavisse, on meeletu vahe inimeste jaoks. Just. Auto mugavus, jah, bla, aga kui ma saan arvutis istuda ja teha oma tööd või mis iganes. No see ongi, näiteks reedel teed kodukontori päev otsa töötad arvutiga rongis, jõuad õhtuks Varssavisse, saad õhtul Varssavis, autos sa ei saa niimoodi tööd teha, elu sees, ja siis pühapäeva õhtul sõidad tagasi või millal iganes see rong on ja esmaspäeva hommikuks saad linnas. Aga kui sa sõidaksid autoga, sa ei saa reedel tööd teha, nagu ühesõnaga see... Täpselt. Ongi võtna business midagi, et kolleeg sõidab või mis iganes, aga niimoodi, et mõlemad töötate. Ega sa ei saa autos niimoodi normaalselt tööd teha. Ei, mu point ongi see, et rongis mõlemad töötate versus autos või mis iganes. Ja ma tahtsin võrrelda, vaata, lennukiga ka. Lennukis ongi, vaata, 50 minutit lendu, 2 tundi lennujaamades. Vähemalt. On ju? Ja 3 tundi. Jah, et... Tallinna-Riia 1 tund 50 on rongiga. Ei, see on kindlalt nagu... Et ta tapab selle mingi lennuki näiteks isegi ära, et nagu lühimaa lendada. Jällegi me ei tea, kuidas ta nagu see lennukis on, vaata see ei tohi asju, kuidas see nagu on, kuidas see meil Eestis hakatakse selle rongi asjaga tegema, aga kuidas me näeme Lääne-Euroopas. Kusjuures, kui sa nüüd mõtlema hakkad, see on veits haige. Nii. Kui sa lähed Lääne-Euroopas rongi peale, keegi ei kontrolli sul mingi niimoodi nagu lennukeid kontrollitakse, aga lennukisse lähed, siis sul tehakse nagu mingi, ma ei tea, kuradi et keegi kaamerat sul urruaugust sisse ei pane nagu põhimõtteliselt. Üks sõna, 9/11. No ma tean jaa, aga nagu sellest... Kui keegi rongi kaaperdab ja sellega hakkab mingid kuradi sitta keerama... No ütleme nii, et vaata lennukiga sul on see, et kui sa võtad selle üle, sa saad ka enda igale poole minna, üles-alla, parem-vasakule, kõik nagu, et sa saad väga palju kahjuga tekitada sellega, on ju. Ja rongiga see on nagu väga konkreetne nagu. No jaa, aga kui sa rongi paned nagu täiskiirusel kuskile sõitma, nagu see on ikka ka päris jõhker. Aga ma arvan, et hea mõte mitte anda ideid kellelegi. Ma just vaatasin seda Idris Elba, seal ongi tehtud ju see hijack, seal ongi teine hooaeg on selle rongiga. Okei, no võttes seda idee siis. Oota, kus see oli? Berliinis? No mitte kellelegi hirmu tekitada, aga nagu there you go. Et nagu ma arvan, et me siin räägime nagu tere küll. Ei, keegi kindlasti mõtleb mingi haige asja välja. Minu meelest on ronga kaaperdatud. Ei, kindlasti on ju. Ma arvan ka. Aga no ütleme nii, et õnneks ei ole seda 9/11 tasemel asja juhtunud siiamaani, et me ei ole seal, kus me peame sellist sitte korraldama. Mina arvan, mingi 70-80 on. No võib-olla jah. Või no vähemalt lihtsalt 9/11 oli lihtsalt sellepärast oli see nagu asi, see juhtus New Yorgis. Nagu see on see, miks see nii suur asi oli. Ja tead mis veel või? Filmiti. Kõik on kaamera peal. See on hästi suur osa, sest see, et sa nägid, kuidas see juhtus ja mis juhtus. Ei, aga suur osa on ka New York, vaata. Ja New York ka, ja pluss oli New Yorgi, vaata, ta oli seal kalda ääres. See on World Trade Center oli ikkagi väga kuulus hoone. Ta oli väga kuulus hoone, mis kasutati ülipaljudes nagu siiamaani mingi filmid, dokumentaalid ja asjad näitavad seda niimoodi, et New Yorgi nagu iseloomulik nagu külg või midagi ja siis Trade Centerist on. Just, et see Malaisia lend on ju ka veel siiamaani vist kadunud või arvatakse, et nüüd vist leiti üles, aga nagu... No tükk leidnud igalt poolt, jah. Et aga ei tea, mis nagu... Ta on üle Neid lennukeid igast asju on vaata nagu juhtunud, see Ukraina lennuk, mis oli vaata või midagi lendas üles, something. Ma ei ole neid nii kursis nende asjadega, aga ma lihtsalt ütlen, et muist asju on ka juhtunud, aga ma ei tea. Aga jah, vaata huvitav on jah see, et need Tallinn-Riia lennukiga on üks mõttetumaid tegusid, kus Rail Baltic eksisteerib. Tallinn-Vilnius põhimõtteliselt singib ära, et mõlemad on mingi 3,5 kuni 4 tundi, on ju. Ja siis Tallinn-Varssabi rong on 7 ja lennuk 4,5. Et nagu... Aga ta on kindlasti odavam. Rong või? Kindlasti on odavam. No, istud sinna, 7 tundi, sul on tööpäev, teed tööpäev ära, jõuad sinna, sul on nädalavahetus, lähed nautima. Aga tegelikult ma ei tea, kas ta nii palju odavam on, sest tegelikult ma ei tea, palju Varssavi lende on. Depends. Ma arvan, et lennupiletid muutuvad olulisemalt odavamaks,
Ei selleks, muutu. et Nad ei saa konkureerida muutuda. Jaa, aga nad ei saa muutuda. Air Baltic on juba kuradi aurude peal. Läti valitsus toetab räigelt Air Balticut ja ega meil meil ei ole muid lende kui Air Baltic põhimõtteliselt siin vahel. Siis pole lootustki. Et ja Air Baltic on see, juba aastaid on Läti valitsus maksab selle eest, et see töötaks. No nagu meil oli, jah. Et aga meil oli see lihtsalt, et Euroopa Liit ütles, et riik ei tohi sekkuda eraettevõttesse või nagu ettevõtlusesse ilma mingi, ma ei tea, mis asjadeta, aga Läti valitsus on leidnud kuidagi vahendeid, kuidas oma seda lennundust ülal hoida, samal ajal, kus Eesti valitsus maksis minu meelest mingit trahve selle eest, et kui nad natuke seda Estonian Airi üleval hoidsid. Selle nimi on, et ma ei võta vastutust, vaata. Selle nimi on see, et Läti valitsus on nõus reeglid rikkuma, et nagu see asi töötaks, Eesti valitsus oli nagu, ei, me peame hoidma kõikidest reeglitest kinni. Ei, ma mõtlengi sellel nii-öelda vastutust sellega, et sa töötad välja idee ja pingutad lõpuni välja, et see töötab ja vastutad selle eest, mitte niimoodi, et no ma ei tea, mahke nüüd trahve või nagu pohhu, mis siin sai, vaata, viskad nurka. Ja selles mõttes. Aga okei, selge. Siin ei ole palju, teeme kiiresti. Nätaki. Potsule nätaki. See mulle meeldib. See on üks neid sõnu nagu kohe ütlen mis nagu tahtmatult kõlab nagu jaapani keel. Nätaki? Ma tahtsin seda öelda. Okay. Ma ootasin ära, mida sa ütlema hakkad. Ma ei hakka vahele segama. Aga see on üks teist sõnu. Veel on neid, mis on nagu nii jaapani sõna lihtsalt. Kusjuures aastaid tagasi ma kuulasin nagu jaapani keeles, vaatasin vist mingit animet või midagi ja ma tabasin ennast sellelt mõttelt, et nagu meil on hääldusel on küll erinevused, nagu see, kuidas nad hääldavad jaapanikeelset sõnu või kuidas jaapani keelt hääldatakse. Just. Aga seal on teatud sarnasused. Täiega. Ja siuksel... See on väga huvitav, sest et need on kaks täiesti nagu maa eri kohtades. Aga samas jällegi teoreetiliselt pärinevad ühest ja samast esivanematest, meie sinuga tuleme täiesti erinevatest kohtadest, aga nagu see, aga võib-olla ei tule ka, aga nagu pooled eestlased tulevad, kus kurat tegelikult enam seda teab, sest et see eestlased on nii kuradi nii vahetele. Ütleme, et ida-eurooplased, väga paljud osad tulevad ikkagi sealt Uuralite tagant ja sealt Siberist. Sama on ka ju jaapanlastega, kes tulevad ju ka ju sealt steppidest ja Hiina poolt, samamoodi. See on see sama see divergence nagu põhimõtteliselt. Ega Jaapani saarele inimene lihtsalt ei sünninud, sinna ikka mindi. Aga see sama on ju Mongoli, see, kus tulevad hiinlased, kõik see, nemad ühed läksid ühele poole, teised läksid teisele poole, aga nad ja vastavalt keskkonnana nad muutusid selleks, mis nad on ja vastavalt sellele, kui isoleeritud nad olid või ei olnud, nende keel muutus, nende kultuur muutus ja kõik asjad nagu every human on earth nagu, mis on hästi ilus minust. Ja sellepärast on naljakas nagu, kas see on sarnane nagu see, kuidas see küll olla saab? Kuidas see küll olla saab? Oleks nagu, et me oleme kõik inimesed, pärineme kõik ühest kohast. Just, ja nagu meid kõiki painavad täpselt need samad mured, täpselt need samad emotsioonid, täpselt need samad nagu mõtted ja asjad. See minu jaoks on mõte lõpevad. Minu arust sükse asjaga ka on see, et vaata, et kui mõnus on seda öelda või kui mõnus on seda kasutada ja et kaks erinevat kultuuri jõuavad mingisugusele sarnasele järeldusele ei ole nii nagu kauge mõte minu meelest. Ei, absoluutselt mitte. Nätaki. Mõnus öelda, nätaki. Wabaki. Kurat, mul oli üks teine, sest see on üks nagu teisi erandeid, mul oli üks teine põhisõna, mis on siuke rohkem tavapärasem eestikeelne sõna, mis kõlab alati nagu jaapanikeelne. Aga ei meenu praegu. Äkki lõpupoole tuleb meelde. Kui ma ei mõtle, siis Nätaki, oota, siit sai otsa.
Oota, see on üks paljajala , jalu jalu . või jala , noh , vahet ei ole . Nagu ikka . paljajalu laual või ? ei , see on eraldi . aga see läheb ka kokku ju . jah , see läheb ka kokku . aga nagu jah , paljajalu see on nii huvitav jott-täht . tead , ma veel mõtlesin selle peale , et inimesed saavad näha mu kuradi käekirja , mis on õudne . ei ole üldse õudne . sest et kui ma kirjutan trükitähtedega , siis saab veel aru ja siis nagu you know it kind of works , aga üks asi , mis mul on kindel , on see , et mul ei ole seda järelpidavust , jah , ma tegin joti nii , järgmine kord ma teen täiesti teistmoodi , nagu nothing stays ja kui ma kirjutan kirjatähtedega , siis see on loetav ja enam-vähem midagi , aga kui ma kirjutan kirjatähtedega , siis seal on ainult see arsti kuradi retsept , noh . see on fine . aga no mina pingutasin kõvasti , et saada endale mingisugune käekiri . see on tubli ja ma olen tükk aega ja ma tegin seda päris hilises elus nagu , ma olin mingi 26 või 27 , kui ma hakkasin sellega nagu It's never too late . ja siis ma sundisin ennast tegema tähti nii , nagu ma tahtsin , et need tähed välja tuleks . ja siis ma sundisin ennast kõik tähed niimoodi tegema nii , et nagu need automaatselt tuleksid nii , nagu ma tahan , et need tuleksid . ja kui palju see andis sulle motivatsiooni sellele , et kui sa kirjutad , et siis ma saan katsetada või harjutada seda , mis ma õppisin , et mul on ja huvitav ma kirjutan päris nagu no sul on vaata kalender , füüsiline , on ju , et nagu sa paned sinna asju kirja ja see Ei on ole. ju see koht , ei ole . või oli ju . mul oli , ma enam ei ole . enam ei ole . aga ma kirjutan oma neid märkmeid ja asju kirjutan küll käsitsi . ikka teed , okei , no mingi tõlgendus on , et siis , et sa ikka praktiseerid seda ja see , ma tahtsin just öelda , et kui ma võtaks ka ette selle , et ma leian mingi stiili , kuidas ma tahaks kirjutada ja praktiseerin seda , vaata , ja siis , kui ma olen selle õppinud , siis mul on motivatsiooni rohkem , et niimoodi kirjutada ja siis see annab mulle motivatsiooni , et üleüldse rohkem kirjutada . mul oli see motivatsioon oli pigem see , et ma tahtsin pildile peale kirjutada , nagu mulle meeldis see stiil , et sul on nagu mingi kunstiteos ja siis sinna on kirjutatud mingit teksti nagu peale . aga no mu käekiri oli nii kole , siis ma nagu , see rikub nagu selle ära ja siis ma tahtsin kirjutada igast asju ja siis ma olin nagu okei , aga ma pean siis ennast sundima kirjutama hästi või nagu nii , nagu mulle meeldib . ja siis ma otsisin kõik tähed või mõtlesin , kuidas mulle kõik tähed meeldivad ja siis ma mõtlesin peas endale tähestikku niimoodi välja , kuidas ma tahaksin , et need tähed enam-vähem kirjutatakse . ja siis ma sundisin ennast neid niimoodi kirjutama , nagu mulle meeldis . nagu mulle meeldis . ja Ja siis, ei , see kõik , mis loeb . ja siis paningi niimoodi kokku lõpuks ja siis , kui lõpuks ma selle maali tegin , siis ma olin nagu , kuule , see näeb tegelikult päris bänger välja ja siis ma nagu harjutasin seda ja nüüd ma kirjutangi sisuliselt kogu mu käsikiri , kui ma rahulikult kirjutan , ongi selline , kui ma kiiresti kirjutan , mul on ka vahepeal viskab mingi normaalse , mingi arsti viskab sisse . aga nagu mida rohkem harjutad , seda paremini tuleb välja ja aga nüüd , kui ma kirjutan näiteks mingeid sünnipäevakaarte või midagi , siis nagu ma ei pea midagi mõtlema , kuidas ma kirjutan , sest et see on hea näide , sest et see on see koht , kus sa saad särada oma selle ja kõik , ja väga palju paluvad , Hannes , sina teed . jah , exactly there you go . nii lihtne väike asi , vaata , aga samas nii palju kasu või rakendust tegelikult , mis on ilus minu arust . ma olen alati mõelnud , idee sulle ka võib-olla , vaata , et ma olen alati mõelnud , ma olen tahtnud oma fonti teha . For the fuck of it , vaata . see on täiega asi . ja sul on see käekiri mingi asi , vaata , sa saaks sellest teha mingisuguse nagu font harness writing või whatever the fuck , vaata , et sul on nii-öelda oma käekiri ja sa tõmbad selle fondi ja sa kirjutad ma ei tea , kaarte või whatever , mis on sinu käekirjaga . ja tänapäeval on nii lihtne neid teha , et nagu tegelikult midagi ei takista meid . tean , aga nagu samas nagu minu käekiri ei ole siuke , mul on väga käekirjalik kiri . ei , aga that's the point . ei , aga ma mõtlengi seda , et aga see tähendab ka seda , et nagu teinekord sa pead emotsioonist , vaata sa rõhutad midagi või nagu see teebki sellest asja , vaata . ei , ma ei mõtle , et sa asendaks kunagi . ei , ma tean , aga ma lihtsalt ütlen , et nagu võib-olla nagu lihtsalt harjutada . ja vaata see , kuidas sa mingeid asju seod , nagu kuidas sa tähti omavahel seod , sõltub nii nagu ma ei tea , nendest sõnadest kuidagi . ei , aga sa saad ju teha seda . ei , ma tean jah , et seda saad teha , et sa , aga sa pead et siis kui on A ja S , sa siis pead nad teevad kõik läbi mõtlema .
aga neid ei ole palju kusjuures ja kui sa võtad aluseks mingisuguse template'i, kus keegi on teinud neid, siis neid ei ole palju, mida läbi teha, sest et mis on hästi ilus näha, kui inimesed on sellega vaeva näinud ja mis Okei, aga ma toon sulle näite. noh, Nagu ütleme, et sa kirjutad et. Eesti keeles väga tihedasti kasutatav sõna. ET. Nii. Kui ma kirjutan et suure tähega, ma kirjutaks selle ühtemoodi. Kui ma kirjutaks et väikse tähega, ma kirjutaks selle ühtemoodi. Kui ma kirjutaks ette, ma ei kirjutaks kunagi ET, TE samamoodi, kui ma kirjutaksin siis, kui ma kirjutaksin ET. teed oleks ühe pulgaga. Ma ei tea, Seda ma peaks kirjutama. Aga jah, nagu, aga teine asi see, et ma arvan, et ma ET ja TED nagu ei ühendaks niimoodi ka ära, nagu ma ühendaks seda, ma arvan, ühe korda. Nagu saad aru, mis ma jaa, ma saan aru, jah. Ei, aga see on lihtsalt vaata idee ja see Ei, ma saan aru, ma olen mõelnud selle peale, aga nagu kunstiprojekt, vaata. jah, ja kõik see, mis sa ütled, on need challenge'id, mis on huvitav nuputada. on. ja ma olen ise nagu näinud mingeid fonte või mingeid asju, mis on meenutanud mulle seda, et ma olen tahtnud teha ja see ei ole olnud alati see, et ma tahan teha nagu käsitsi, vaid nagu mingisugune kirjastiil või asi, mis ma olen tahtnud nagu avastada, et siis nagu teha enda versioon sellest. ja ma olen venitanud nii palju, et ma olen korduvalt näinud neid ideid juba keegi teine teinud, vaata. aga tead, nende asjadega on nagu pigem see, et ei peagi olema, ei ole tähtis, kas keegi on teinud või ei ole teinud, nagu kui sa ütled, siis lõppkokkuvõttes on see tegemise ilu nagu. ja, absoluutselt. Et sa oled ära teinud, siis sa saad öelda, see on minu fond. Just. Ja Get wrecked, noh. Just. Ja see on nagu ta on nagu see, et ma ei tea see fondi tegemine on minu meelest asi nagu, mis on huvitav selles osas, et sa teed fondi valmis. Üks fond on üks väheseid asju selliseid, kus sa teed fondi ja sa ei tea mitte kunagi, mida selle fondiga luuakse. Exactly, yeah. Nagu keegi võib raamatudega mingi miimi teha, mingi luuletuse teha. Mitte üks teine asi ei ole minu meelest selline, kus sa lood midagi, mis on sinu looming ja keegi saab niimoodi sinu loomingut kasutada, et noh, see on huvitav asi. Ma tahtsin just põhimõtteliselt sama asja öelda. Et vaata, et me noh, ma ei tea, loome asju, eks ole, aga keegi teine ei saa seda kasutada. Ala, et me kasutame X tööriistu, et neid luua, me kunagi ei loo neid tööriistu. Just. Ja nüüd on see koht, kus me teeme seda tööriista, mis on, tundub nii lihtne, sest et see nagu umbes, et ma tegin haamri ja sellel on muster peal või ta on mingi whatever, aga see on haamer, millega ma teen kogu aeg kõiki asju, aga nüüd ma actually ütleme, et ma kasutan haamrit, et luua mingid huvitavad ilusad mööblit või ilusad mingid asju, aga ma kunagi ei tee seda haamrit sama ilusaks nagu need tooted, mis ma selle haamriga teen. Et nüüd ma teen selle haamriga ilusa, vaata. Et nagu, noh, ma ei tea, hästi random näide. Ei, aga ma nõus sinuga. Midagi sellist, vaata. Aga see on huvitav, sest et kui sa mõtled nagu Bauhausi, vaata need kuulsad fondid, mis on nagu ja just. Ja Ariel näiteks ei olnud kunagi nii populaarne, aga Mac tegi selle populaarseks tegelikult. Et sa kunagi ei tea, et sa lood mingisuguse asja valmis ja keegi mingi 20 aasta pärast avastab, vot seal on täpselt need nagu kirja suuruse vahed, kõik asjad nagu need, mis mulle meeldivad. Sest et kui sa vaatad neid sans serif ja serif fonte, neid on nii palju ja need erinevused on no nii väikesed. Ja on küll, jah. Aga ometi inimesed eelistavad ühte teisele. Nagu on. Ja see on sama... valikut on nii palju, vaata. Ja teine asi, kusjuures seal huvitav näide on, ma ei tea, kas sul on see vibe või ei ole, aga kui sa võtad lusikad ja kahvlid ja noad ja sa lähed poodi, näiteks lusikaid, kahvlid ja nuga ostma ja siis sa näed, siis sa vaatad vaatad mingi, võtad 2 erinevat lusikat üles, sa vaatad, üks on täielik rämps ja vaatad, mis asi see on ja siis vaatad teine, siin on õiged proportsioonid. Aga nagu nugade ja kahvlitega sama ja point ja nagu, aga osadel inimestel on täiesti ükskõik. Aga enamikel inimestel, kui sa annad neile valiku, nad alati valivad selle ühe, mitte selle teise. Miks? Nad ei oska sulle seletada seda. Nagu pane inimeste ette, tee see test kunagi, kuskil, kui sa oled, pane mingid erinevad lusikad või noad või kahvlid pane neile ette ja siis ütle nagu inimestel nagu, et okei, kõik kirjutavad endale numbri üles 1-5, millised te valite? Ja usu mind, selle kõik valivad, nagu kõik numbrid saavad enamasti valitud, kui sul ei ole mingi üks, ei ole mingi räige. Aga isegi see räigelt nilbe üks, keegi valib selle. Sest et ta on mingi, see mulle meeldib, sest see on nilbe. Jaa, või alati on neid inimesi, kes valivad meelega vastupidise. Alati. Ja mina arvan, et see on sama asi on nagu fontidega, et see kuidagi
miks see nii on, tegelikult ei ole mitte mingit jaa. loogilist olulisus ei ole nii suur, sa lihtsalt sööd suppi sellega, sa lihtsalt kirjutad kirja sellega. Kui sul on null lusikat ja siis keegi annab sulle selle ühe lusika, sa ei küsi. Aga kui sul on 2 lusikat, inimene alati valib. Ja sama on nende fontidega mul on tunne. On. Et, see on hea analoog, see on väga hea analoog, mulle meeldib. Also, just see, et mõlemad on tööriistad ka, vaata. Tööriistad millegile, mis tavaliselt on suurem kui see lusikas. Nagu nad jah, võivad ise ka eneseseisvalt olla nii-öelda see kunst, aga nad on pigem see toetav kunsti osa ülejäänud kunstile, et ilus restoran ostab ilusad lusikad selleks, et see toit, mis nad pakuvad, aga see on ka kellegi valik. Sobib, ja ma mõtlengi, et see sobib sellega ja samamoodi fonti kasutatud, ei ole see oluline osa sellel, ma ei tea, suurel postril, plakatil, veebilehel, mis iganes, aga samas see on meelega valitud selleks, et ta toetab üleüldist seda välimust vaata. Mul on raske öelda, sest et nagu mina vaatan kohe nagu neid asju, aga see on sellepärast, et ma olen nii palju neid asju aga see on selles sees olnud ja siis ma valin neid asju, vaatan neid fonte ja asju. Aga see on isegi inimene, kes ei tea mitte sittagi ühest ja teisest ja kolmast asjast, või sama see, et kuidas me saame restoraniga teha neid paralleele, on see, et see on alateaduslik ja see kind of tunde järgi tead, et see on õige. Ja. Et sa näed, et see on ilus, nagu sa tunned. Aga meil on erinev tunne. Aga meil on tunne on erinev. Ja ei, doesn't matter. Just see, et nagu... Kas me jõuame siit sinna, et erisus rikastab? Jaa. Erisus alati rikastab. Muidu meil oleks üks font, üks lusikas, üks kahvel. Exactly. Põnev maailm. Nii põnev. Wow. Tahad pausi teha või? Jaa, kohe kui ma ütlen asja. Ennem vaatasime Comic Sans. Tuleb välja, et see on üks kõige loetavaim font. Üks loetavaim lihtsamini loetavam font. Oota, aga see sõna, mis ma tahtsin öelda, üks loetavamaid sõnu, fonte. Üks loetavamaid fonte. Et guugeldasime, et ühel veebilehel oli kasutatud niimoodi, et see veebilehe tekst oleks vähe loetavam ja siis, kui sa vajutasid seda, siis ta muutis kõik Comic Sansiks kogu selle Düsleksikutele on see lihtsam. Ja siis tuleb välja, et düsleksia jaoks on üks loetavamaid fonte, ehk siis midagi, mis oli mind kunagi eriti ei häirinud, jah, vahepeal kohati oli see naljakas, kui on ala 90-ndatel kõik kasutasid Comic Sansis, ei olnud miim. Selles mõttes, kui sa ütled, et sa avastasid, või tähendab, et see su onumatused on, ja siis su onumatustuse tekst on Comic Sansis, siis siuksed kohad on võib-olla küsitavad, või kui sa avastad musta augu esimest korda maailma ajaloos üldse teadusvaldkonnas ja siis sa kirjutad seda teksti kõik Comic Sansis, siis nagu see tõsiduse küsimus on võib-olla, need kohad on, mis on siuke, et nagu aga muidu mind ei häiri minu meelest oli, kui mina kunagi neid referaate tegin mingi ala 5. klassis ja panin Comic Sansi, siis kõik vaatasid pigem, et see on nagu, mis see, nagu sa oskasid kasutada arvutit, sa ei jätnud Times New Romance'id peale. Oli see, siis tundus, et sa tead, mis sa teed, sest et sa oskasid fonti vahetada. True. See on ajas nii muutunud. Me oleme nii vanad, et me oleme näinud seda kõike poolt, et ma tulen ka kindlasti sealt, kus see oli fine, kuni see enam ei olnud fine ja ma arvan, see on mingil määral ka mingi USA kultuur, kus USA inimesed on võib-olla nagu tarbinud seda rohkem X kohtades. Ma arvan, et see on lihtsalt asi, mis läks nii mainstreamiks, et see muutus naeruväärseks. Ja nagu Nickelback või midagi. Vihkame lihtsalt pohhui. Ma arvan, et see tuleb tagasi, Comic Sansi hakatakse rohkem kasutama. Ma olen näinud Comic Sansi neid remix'e. Mis ma arvan, et tuleb vaata see nagu everything is a megamix. Comic Sansi nagu laps, vaata, mis on niimoodi, et inimesed on nagu, oh my god, it's the coolest font, let's use it everywhere, ja inimesed, kes vihkavad seda. Comic Sheriff. Ja see on üks variante, nalja teed, sa ei võtsid õige asja. Okei, me pidime pausile, koomiksideks me pidime pausile minema, aga oota, lihtsalt see loll mõte lõpuni. See on nii loll, et see on nii tark tegelikult. Aga nagu muidugi see eksisteerib, vaata, Comic Sheriff. Et Vincent Conare, 1994, me, Comic Sheriff. Look good. Go one more time. Su,
ma, Škibidi-vop. saad aru, mis ma tegin või? Noh, Ma hakkasin seda mute'i maha võtma ja ma vajutasin nii ja täpselt üks neid asju, kus on see, et Jah. korraks üks Jah. vale klikk. see on nagu see, et Ja kõik on- Photoshopis on delete ja duplicate on kõrvuti. Ai, no muidugi. No need geeniused oskavad asju genereerida niimoodi. Kas sul on veel sõnu või? Jaa, me oleme kohe done sellega. Kohe oleme done. Laual, see, mis me tegime, noh, siin on juba puhas sünkroonsus. Ta on see, mis see sõna on, pantonüüm või palindrom? Palindroom. Jah, nii ühte kui teistpidi sama sõna. Laual. Ja lihtsalt ilus. Ta on küll vaata nagu, ta ei ole see Samas, nimevorm, aga ta on, aga laual peaks Viin. olema, mõtle korra selle peale. viin on laual. Ei, mitte ainult viin, aga nagu mõtle niipidi. Laual, kui meil tekkisid lauad üldse, nagu mis iganes ajal meil tekkisid lauad, kui eesti keel oli, vaata oli sõna laud, siis laual, mida sa paned lauale? Midagi, mida sa tarbid. Ja kui sul on midagi lauale panna, see on õnnelik hetk, sellepärast, et sa saad midagi nagu sul on midagi. Vanasti vaata oli sul, sa pidid kõiki välja teenima, sa pidid kas kasvatama või looma, tegema kõik ühesõnaga, ja see on ilus moment, kui sul on laud kaetud, sul on laual midagi. Ja no shit, et laual on ilus sõna. Väga hea point. I love that. Yes. Absolutely. Ma ei oleks kunagi pannud nii kaugele, aga kogu see seos on väga tugev kandidaat sellele. Sahtel. Nii. Ma ütleks ausalt, see on üks sõna, mis kõlab jällegi nii, nagu on selle liikumine. Sahtel. Alati seal on, Täiega. ta alati, see On esimene küll, jah. moment sahtlil tuleb alati natuke lihtsamini lahti Ja. ja siis tal on see keskmine osa, mis natuke jääb kinni ja siis ta tuleb lõpus, tuleb jällegi nagu ilusti lahti ja sahtel on täpselt see, et vaata, sa-el, vaata lihtne, pehme. Sest et ta väga lihtsalt ei tule lahti, paned natuke jõudu, tavaliselt paned natuke rohkem jõudu, siis ta peab sahtel. Jah. Nagu Ei, ta on sahtel. Jah. Ei, sahtel. Mhm. Nagu, aga nagu kui sa seda sahtel, nagu vähemalt need sahtlid, millega me üles kasvasime. jah. Sellepärast tänapäeval on kõik mingi rullikutega ja kõik on järgmine. pehme ja tore. No aga kas sahtel Aga- on tänapäevane sõna? Ei aga ole. also isegi siis sul võib olla üks sahtel täiesti triiki täis, mingit jura, there you go, see on see fun, Ma võtsin selle sellepärast sinu käest üle, sest et sa oled piinelnud piisavalt kaua. sest et inimesed ehitasid seda programmi, kes on Ma ei tea. kindlasti testinud teiste inimeste Ei, peal. ma ütlen ausalt, see on 100% selle keyboardi küsimus. Ei, seal on, tead, mis seal on? Ei, see on keyboardi ja selle hiire koostöö ei ole mõeldud Windowsiga kasutamiseks. Ega üks asi, mis ma avastasin, minu meelest see kehtib, on see, et kui sa hoiad piisavalt kaua klikinupu all, Ma ei tee seda. siis ta zoomib out'i. Ma ei tee seda. Keegi geenius arvas, et see on hea asi, mida lisada siia. Ma ei tea. Soissus, mis seal oli veel, see mis see teine sõna oli, mul oli oota, hästi sarnane sõna soissule. Ma hoidsin alla, aga nad ei tee midagi. On nii või? Okei. See on, ta teeb seda. Kuiss, soissus, kuiss ja hüls. Kuiss, soissus. Aga hüls. Zoomi sisse. Ja ma zoomin ja ma jäin korra mõtlema, et hüls on minu meelest, kas sul ei teki hülgega nagu Jaa. seda? Jah. Ei, ma näen selle sõna tähendusest veits mööda ja ma hakkasin üldse mõtlema, sa ütlesid sahtli kohta väga õigesti, vaata. Ja ma nüüd rohkem mõtlen, et tegelikult enamus sõnu ongi päris suures osas seotud sellega, et Kas see tegevus? et nad veits kirjeldavad iseennast ja need on kõige rohkem nagu valmistuvad Nagu vaata, näevad ilu minu see on jaoks. see sama nali, vaata, et kui see Hitchhiker's Guide to the Galaxy ja siis vaal, vaata, kukub alla sealt taevast või kuskilt kosmosest, vaata, et and then a whale was created, ma ei mäleta, kuidas see oli. Ja siis
oh, I'm flying, blah, blah. Oh, what is this beautiful thing coming towards me? It has a weird sounding, Earth, I think it's Earth, I'm gonna call it Earth. nagu, ja see on nagu täpselt seesama vibe, et nagu, et kui sa näed midagi, no kuidas sa kutsud seda, kas sa kutsud selle järgi, mida keegi sellest teisest keeles, mida sa ei räägi, kutsus seda, kas sa imiteerid seda, et hüls. Väga huvitav, oota, mõtlen, millal hakati hülse kasutama? 1700 ma pakuks. Sa mõtled laialdasemalt. Sa mõtled tulirelva? Mis see muu on? Ja. Nii. Tulirelvi laialdasemalt hakati kasutama, ma arvan, 1700. 1700 me oli just 1700 kuni 1721 on Põhjasõda, kus me läksime, Peeter Esimene alistas Gustavi oli või? Mis see Rootsi kunn oli? Rootsi kunn. Ühesõnaga, ma mõtlen just selles, et mis keele valdkonnas me olime... Ma olen ainult õpinena praegu. Mis keele valdkonnas me suuremalt olime 1700... ja mis meid motiveeris kõige rohkem ja mõjutas, eks ole? Jah, nii. Nii. Kuidas on sõna hüls vene, ma ei näe hülsi... rootsi ja saksa keeles? Kui ma kasutan seda vintpüssi või midagi, hüls, ja kui ma võin ette kujutada, et mingisugune seos kuskil kaugelt. Aga ongi rootsi keel, näed? Hülsa. Tere küll, näe. Aga näed, saksa keeles on hülse. Ja nagu kumb on kummast, vaata... saksa ja rootsi keel on nagu... õppinud või mis iganes, aga nagu... 100% laenatud sõna. Ma pean ausalt tunnistama, ma aeg-ajalt, kui ma keeli õpin või kui ma vaatan mingites keeltes neid translation'id või midagi, siis ma teinekord ka vaatan, kust see sõna on sinna nagu tulnud. Jaa, see on... Ei, ma just ütlen, et nagu... Ma tean, mis sa mõtled. Ma olen seda nagu... Aga sa tead neid teid? Jah, et ma olen nagu taga, nagu in the background, ma olen seda mitte kogu elu, aga nagu mingi aeg nagu ikkagi teinud, et kui ma otsin mingit sõnu, siis ma olen nagu, oota, aga kuidas see nagu siia sai? Et mis nad kirjutavad, ma ei näe. Oota. Ta zoomus sisse ja siis läks veits lappesse. Näed? Mis nad ütlevad, pärit on rekonstrueeritud algvorm algermaani keelest on see tulnud. Jaa. No ongi, siis ongi rootsi ja see on. Aga vaata, ta ütleb seda, et germaani, kõik see on ju, see ei välista seda, et jah, ta tuleb sealt, aga et rootslased andsid selle meile ja rootslased said selle sakslaste käest. Ja kas ta ma mõtlengi? On ju? Minu arust see make up sense. Ja, aga minu arust väga ilus ka, et sa saad, vaata, kuidas sa praegu kohe ajaloo tõstsid kokku, tulirelvad, kuradi see püssiroht, mida iganes on ju, hülsid sõna ja siis kes valitses, mis keeled edasi ja siis me jõuame sinna, et rootsi või germaani keeled. Perfect, I love this. Okei, aga see on loogiline ju. Aga ei, see sitaks loogiline ja ma armastan, kuidas see nii ilusti kokku tuli. Ma lihtsalt tahtsin näha, et lääne... Veelgi vanem keel, algkeel, tüvi laieneb veelgi vanemale Indo-Euroopa keelele kord ma ei näe lugeda lihtsalt, sorry. Mul ei ole neid Belgia vanem juur on tübil laieneb Belgia vanemale Indo-Euroopa juurele tärn kell, kriips, mis tähendab katma, peitma või varjama. Okay. Aga ma tahtsin keskenduda sellele, et vaata, siin on see... Sest et kell võib olla saksa keeles kell, aga see võib olla rootsi või skandinaavia keeles hell. Sest et H ja K võivad olla teinekord... Vaata, siin alguses rootsi ja saksa keel kuuluvad mõlemad germaani keele puusse. Sulg algab saksa keel, lääne-germaani ja rootsi põhja-germaani harru. Vaata nüüd seda sõna, mida ma highlightisin. Vaata. Ma juba nägin. Anyway. Lihtsalt huvitav tähelepanek. Me ei imesta, et see saksa keelest tuleb niimoodi välja.
Okei, kadett Hüls. ma teen edasi, sa oled juba piinenud. Ma ei ole nii närvis, kui võiks arvata. Kühvel. Kühvel, sahtel, midagi oli veel. Sarnased, kus on, vaata, kolmas täht on H ja mingisugune EL lõpp, vaata T või V, Kühvel. vaata, kui kõik tähed on samal kohal nii-öelda, et esimene on kaashäälik, teine on täishäälik, kolmas on mis need olid? see põhimõtteliselt, aga see on sama struktuur, vaata. aga see on hea kontrast, vaata. Mm-hmm. See on nagu samas, nagu kui sa paned pilte või mingisugune värve, vaata, paned kokku, sa paned tugevad värvid ja siis sa paned kerged värvid vahele, vaata. Või siis vastupidi, sa paned kerged värvid äärtesse ja tugevad värvid keskele. Kuigi see mõjub halvemini, sellepärast et pildis sul üldiselt on vaja piire, piirid on tugevamad värvid ja siis sa lisad seda vaheasja kergemate värvidega ja sõnad on täpselt samamoodi. K ja HF, L on nagu ka kaashäälik, aga L on minu meelest niisugune vahepealne kaashäälik, mis on tugevad, mis seavad need piirid ja siis on Ü ja E, mis on need veits nagu spice'id, aga kui sa vaatad, nagu nad on sama pikad sõnad ja kõik, mis neil mõlemale sõnale vahetub, on 3 tähte. S, A, T või K, Ü, V. Et nagu kõik, mis vahetub ja nagu, ja sõna muutub. Ja kuna see üks versioon on nii ilus muster, töötab sahtel, kühvel, nii edasi, siis sa saad seda korduvalt kasutada. Ma olen kindel, et ta on veel sõnu, mis on sarnase struktuuriga. See on huvitav, et sa räägid ja mõtled niimoodi, sest et ma eelmine nädal rääkisin sulle vaat sellest, kuidas ma neid audiot töötlen ja kuidas ma nagu erinevaid neid free dopamine. Kuidas ma neid erinevaid aktsente olen pidanud nagu õppima ja seda nagu, ja seda on huvitav kuulata, kuidas erinevad inimesed või erinevad keeled kasutavad neid samu kombinatsioone nii erinevalt. Ja nagu ma lasin sulle vaata seda Jaapani meest, vaata, kes rääkis inglise keeles, pooltest sõnadest ei saa aru, sest et nende keeles on vaata need konsonantide ühendused hääldatakse hoopis teistmoodi ja tal on nii raske sellest üle saada. Et, ja see ongi see sama asi, et vaata eesti keeles on need nii ja see on nii eestipärane, aga muudel keeltel on väga raske seda niimoodi hääldada. Nad ei saa üldse aru nagu. Ma olen niimoodi aru, minu jaoks kõige lihtsam või minu arust see kõige suurem shortcut niisugustele asjadele on see, et sa ei ürita mitte loogikast aru saada, vaid sa lihtsalt lähed sellega kaasa, mis sa kuuled ja mul on lihtne öelda, sest et minu aju töötab nii või ma õpin nii. Aga ma tean, et see inimesed ei pruugi niimoodi mõelda või need ajud ei pruugi niimoodi töötada või mis iganes vaata ja neil on vaja neid reegleid ja kindlaid nagu raamistikke, kuidas seda nagu töödelda ja siis tuleb sinna otsa see hääldus või kuidas ennast korrektselt väljendada. Aga ma olen kõik keeled niimoodi õppinud, et mitte reeglid, mitte midagi sellest, vaid ma kuulen ja siis ma usaldan, et see, mis ma kuulsin ja nüüd, kui ma ütlen selle välja, see on õige. Ja trial and error, kuni see on paika loksunud nii, et see töötab, vaata. No mina õppisin inglise keele selgelt, kui ma olin mingi 7 või 8. Sama. Mürgel. Kind of sama, vaata, et kui see H ei ole küll keskel, aga nagu sarnane see Mürgel. Ürgne on väga hea, see on üks mu nemmikuid, see on lahe. Samad tähed, vaata. Samad tähed, jah. Mürgel, ürgne. See, sama vibe jääb sisse või emotsioon jääb sisse sinna. Ürgne mürgel. Sellest saaks hea mingi peosarja. Jaa, ürgne mürgel turgu kohale täna saab džungli müra. Džungli müra. Saab kühvlit. Kühvlit kaevake endale auki ja hüppaks sisse. Okei, klassik. Kubujuss. Ma ei saa talle enne välja minna, kui ma ei ole ennast täielikult kubujussiks ehtinud. Või siis vaene laps, ta näeb nagu kubujuss välja. See Simpsonite see kõige väiksem lapse Maggie. Ei, minu meelest on South Parkis see Kenny on nagu kubujuss. Ja, ei, sama asi.
Lidl sama asi, nad näevad ühesugused välja ka, sest et see Simpsonite Maggie nii-öelda talveversioon temast on alati olnud see, et ta on niisuguses kombekas, mis on nii, et ta on lihtsalt täht. Lihtsalt niisugune kuradi 5-nurk täht. tere mingi see ülipakki näeks, täpselt kuvi just lihtsalt. 30 aastat kuradi titt olnud, noh. Exactly. Velbas. Ma ei tea seda sõna. See on nagu kiire. Ta oli väga velbas. Jah? Hästi vana sõna nagu on see. See on jälle mingi rebasega seoses või midagi. Pane sinna ekisse või kuskile. Kus see eki on? Vaata see eelmine. See või? Kaval, sorry, issand, ma olin loll. See jälle rebasega seoses. See oli õige, see oli rebasalik, jah. Kaval, kelm. Mis ma enne ütlesin? Vader on, jah. Jah, vader, velbas. See on see Reinuvader. Reinuvader, just. Ja siis velbas on ka, jah, selle... Velbas on Lõunamaa Mehhike... Velbas see Lõunamaa Mehhike igatahes on. Okei. Ta silmitses oma ohvrit mingi velpas salalikkusega. Vaat see on huvitav sõna. On küll, jah. Aga ilus on, jah. Mulle meeldib. Ta silmitses oma ohvrit mingi velpa salalikkusega. See on lege laudes. Ja sa saad seda audiot ka kuulda seda. No ma ei saa lasta seda. Jah, las tule. Aga jah, velbas on väga huvitav. Väga... Või kui velbas sa oled täna? Kaval ja siis on vastand kelbas. Kelbas, jah. Jah. Kelbas on palju populaarsem ka. Aga nagu see on vastand sellele. Aga tegelikult on vastand kuskil. Yeah. Kaval, aga ajad mulle kelbast on nagu ajad rumalust. Ja mulle meeldis see, et vaata, vader, Reinu vader on ju, rebane, kaval, velbas, nagu VV, vaata, vader, velbas nagu... Huvitav, et meil on seal kultuuris on nagu see rebane on nagu nii kaval loom nagu. Aga see on meil siin kogu regioonis on see. Aga ma arvan, see on, vaata ta varastab neid kuradi kanu ja asju, sest ta on hästi kaval. Nüüd ta tegi seda, mida sa rääkisid. Küberkurjam. Jah. See oli nendes sõnades ka, vaata, mis ma vaatasin. Ja ma mäletan see uued sõnad või midagi. Aga ma tean seda väga ammudest ajast. See on lihtsalt häkker. Jah? Jep. Küberkurjam aga kui ta ei tee... häkker. No aga kui ta ei tee halba? Võib-olla tal on mingi täpsem aga kirjeldus. Häkker võib ju head ka teha. Jaa. Mis ta ei ole kurjam? Tal võib olla mingi täpsem ingliskeelne vastand või kirjeldus sellele, aga noh, alavaat, et kui uudis on see, et bla häkker murdis sinna sisse. Siis eesti keeles on see küberkurjam, noh, et see kasutus üldjuhul häkkerile on negatiivses kontekstis ja siis alati tuleb see küberkurjam asemele. Ala midagi sellist. Ai, küberkurjamit. Küberkurjamit. Kuule, mul see e-mail tuli, et mul vist mingi küberkurjam saatis meili. Mulle meeldib see alternatiiv reaalses, kus me kasutame sükseid sõnu argipäevaselt. No aga rüperaali me ei kasuta. Ei, ma mõtlengi, et see alternatiiv reaalses, kus me kasutame neid sõnu. Meil õpetaja kunagi koolis keskas kasutas seda. Pange oma rüperaalid ära. Ma käib seest mingi judin läbi ja... Viimane sõna. Jah. Pikutama. Mõnus öelda. Kekutama. Mekutama. Pikniku pidama. Pikutama. Esitähe võib vahetada päris paljud kaasalikute vastu. Sikutama. Nikutama. Ja ma tahtsin siin jõuda. Kikutama. Seda ma ei tea, mis seda tähendab. Aga ma saan pikutamas, ma saan aru, pikku pidi olema. Pikutama. Ja, et ma lähen viskan pikali ja ma lähen pikutama. Väga loogiline sõna. Kui kiku teeb kiku asju, on lihtsalt kiku, siis ta praktiseerib kikutama. See on lihtsalt tema individuaalne enda jaoks asi, mida saab kasutada. Sest et kui ma panen siia sikutama, tikutama, ma üritasin lõket põlema saama. Aga kui sa vikatit palju kasutad, kas siis on vikutama või? Näiteks. Ma arvan, et
kui ei ole, siis nüüd on. Sest meie ütleme. no nii on. No nii nahhui. Läbi vaadatud sõnad. Jaa. That's it. Väga hea sõnavalik, Mark. Thank you. It's been years, though. Väga hea valik. Sama, eesti keel 0, väga sitt koolis. Ja siis aegamisi on see, et tuleb kirja, jumal lahe ju. Tegelikult on lahe kirjutada asju. Tegelikult on meil on Facebookis siiamaani mingi grupp, mis meil üks eesti keele õpetaja kunagi tegi, kus inimesed küsivad nagu üksteiselt küsimusi, kust see sõna tuleb, ja siis keegi vastab, nagu kui keegi teab kuskilt midagi nagu mingi, või on hea, ülihea see mingi asi, siis kirjutab sinna, et jaa, mingi bla-bla-bla-bla-bla-bla. Jaa, et siis on niisugune väike refresher kõigile, et kõik saavad ka targemaks. No mitte refresher, vaid pigem nagu need on isegi asjad nagu, mida sa ei pruugi teada. Jah, nagu näiteks keegi mõtleb, et vaatasin nagu, kurat, ma just täna mõtlesin millegi peal. Oota, see on aktiivne või? Jaa. Kurat, ma eile mõtlesin just millegi peal. See on väga lahe grupp. Oota, mis asi see oli? Pekki, mul ei tule meelde. Mingi siuke väljend oli nagu, et pikki silmi ootama. No ma ei tea, mitte päris see, aga mul praegu tuli see meelde. Pikutama sellega mul tuli praegu meelde. Ei, see on väga hea. Ja see on see, et aga millal su silmad on nagu pikad. Okei, see on, ma saan aru, et see on pikk silmaga seotud, pikki silmi ootama, et sa nagu ootad ja siis sa vaatad pikk silmaga, et sa nagu vaatad, okei. Aga nagu oota, ma jällegi mõelda, oota, mis asja. Ja, okei, that makes sense. Jah, pikk silmaga nagu, et sa näed kaugelt kedagi tulemas, pikk silmaga ootama, pikki silmi ootama. Ma oleks mõelnud kunagi, et see merendusest võiks tulla või kuskilt nagu, et that makes sense, jah, okei. Ma just tahtsin korraks peatuda. Et protsessida. Ma praegu täiesti mõtlesin välja selle. Ei, see on väga hea. Aga nagu mul oli mingisugune loll asi ja siis ma mõtlesin, eile või millalgi ma mõtlesin just selle peale, ma oleks pidanud üles kirjutama. Ja siis mõtlesin, aga miks me ütleme, see on täiesti nagu nonsense. Et vaata teinekord, nagu see, nagu ma just praegu ütlesin, nagu see pikki silmi ootama, make ib sense'i. Nagu sa saad sellest nagu asjast ära. Insta loogika. Aga teised asjad on nagu, et excuse me. Yeah. I know what you mean. Et aga mul praegu ei tule meelde see, mul oli üks asi, mida ma tahtsin arutada, aga nüüd mul ei ole meeles. See on see, mis sa just ütlesid, see on järgmine asi, mida lahendada. See on huvitavad väljendid või ma ei teagi, kuidas seda need on igapäevased väljendid, mida sa kasutad nii, et sa aru ei saa. Näiteks, aru ei saa. Jällegi, hea näide. Ja. Aru ei ole mõistus, nagu mõnes mõttes. Ja. Aru on, ei ole oma arust, nagu kõik, see on nagu, et nagu part you, ongi sõnad väljendid, mida iganes, kus on see, et kus väga raske on ehitada mingi kohane loogika, et see oleks loogiline, versus see, et me oleme nii harjunud sellega, et keegi enam ei küsigi, et kus see pärit on. Või miks sa ka ütled seda või miks sa ütled seda, jah. Ja kusjuures see võib olla isegi palju funnim, sest et sealt saab päris palju tuletada fun asju. Või lollusi. Ja, see saab mõni kirja ka. Oota, ma pean ka kirja panema, seepärast, et et mõelda ise ka samal ajal neid asju. Sest me võime netis ka leida siit kindlasti, aga huvitavad on kõnekäänud vist või? Kõnekäänud, sõnad ja väljendid, mis kõlavad rumalalt või lihtsalt põnevalt. Ma ei ole siia väga rohkem viimasel ajal kirjutanud. Sest AI nendest datacentritest me rääkisime üks päev. Kas me sellest kontserdil suitsetamisest rääkisime või? Jah. Rääkisime? Meil on nagu selle Jack White'i kontserdil oli see intsident. Jah, aga kas me sellest suitsetamisest ka rääkisime või? Minu arust rääkisid pikalt sellest suitsetamisest seal ja et sul on chill. Jah. Ja ma mõtlengi, et aga et samal ajal sa saad aru, kuidas see võib olla ka tüüt. Me rääksime pikalt sellest, ja.
kütusehindadest, minu meelest me rääkisime ka, et neid ei tohi kommenteerida, minu meelest nendest me ka rääkisime. jah, see on ma ei ole tükk aega kustutanud, mul on tunne oma neid notes'e. ma tegin, mul on see Notesi, ma räägin tagurpidi, sorry, oota, nüüd räägime õiget pidi. Velpat tagurpidi on Taplev, lihtsalt väike info, anyway. Ma panin selle, et vaata, et checklist on. Et vaata, kui on nagu iga notes on oma reaal, siis ma ühel hetkel avastasin, et noh, tegelikult see on reminder, siis on see default, vaata, asi on see, on ju. Aga siis notesis on ka, saad ka teha seda, jah? Saad seda teha ja siis ma olen kasutanud seda rohkem just sellega, et ma ei tea, tegin selle asjaga midagi või ma tõstin selle info kuskile mujale, sest et tavaliselt notes on see, et see on lihtsalt mustand, mis võib-olla käib kuskile mujale või whatever fuck, vaata. Ja siis ta läheb eest ära, vaata. Hästi mugav on. Ma tahtsin ka, et mulle meeldis, et nagu on need notes'id on kirjutatud nagu märkmiku asja, aga ma olen avastanud, et kui ma kirjutan need notes'id endal reaalselt telefonis notes'idesse, siis see töötab paremini, sest et telefon on mul kaasas. Ja nagu ma saan seda taskust välja võtta ükskõik mis hetkel lihtsalt selle märksõnad kirja panna ja see on seal. Ja see nagu 100% see. Ja mul on kui ma endal neid notes'e kirjutasin märkmiku, need jäidki märkmiku. Okei, sest et ma mõtlesin, et huvitav, et sul on ma eeldasin nagu, et ma mõtlesin, et sul on süsteem, et sul on mingi, noh, et ei, mul oli mingi hierarhia sellele. Ei, kui ma rohkem selle freelance asja tegin, siis mul oli süsteem. Aga kuna me enam ei tee seda freelance asja nii palju, siis mul ei ole enam seda vaja, nagu siis ma enam ei kasuta seda niimoodi. Aga see oli reaalselt nagu selle jaoks, et kui ma kliendiga kokku saan või kui ma ise teen mingeid asju, siis ma kirjutan endale need ilusti või joonistan või teen endale nagu märkmiku ja noh, need on nagu tulevad järjest ja siis kui ma hakkan tegelema sellega, siis mul on seal märkmikus need olemas ja see kõik on nagu loogiline järjestus. Ja siis ta nagu töötas väga hästi. Sest et sa kasutasid seda vähe tiedamini. Ja ta oli mul kogu aeg ja ta oli mul pidev ja nagu see kõik nagu töötas, aga nüüd nagu noh, kuna ma ei tee seda freelance asja nii palju või noh, teist pidi vaata, siis noh, mul ei ole enam seda otsest niimoodi nagu vaja, muuseas need süsteemid töötavad hoopis teist pidi. Sest nagu see, ma ei tea, ütle Apple'i kohta, mida tahad, on ju, või on ju, aga nagu meil on väga limiteeritud valik. Nagu kus mul on iPhone või mul on Android. Ja nagu ma olen Androidi kasutanud, ma ei taha Androidi. Millal sa kasutad viimati Androidi? Nagu suht ammu pigem. Need Android ja see on, iOS on nii ühesugused. Aga mu point on see, et kui ma tahtsin jõuda, on see, et nagu noh, Androidil on rohkem valikut ja mida iganes, aga ta ikka tuleb ühest pudeli kaelast ja mida iganes, aga et in the end see ühildavus seadmete vahel on see võlu selle vahel, mis annab sellele nii kõrge väärtuse, mida on see, mis Apple pakub ja mis vähesed suudavad jäljendada ja isegi kui nad jäljendavad, siis nad ühel hetkel lihtsalt lõpetavad selle toetuse ja siis sa oled jälle mingi putsi. Kes Apple'it ei ole nagu kasutanud töö jaoks, nagu kui nad teevad mis iganes nagu tööd, kus sa pead faile jagama, kus sa pead erinevaid asju tegema, nagu ma ütlengi, nagu kreatiivsetel inimestel, loovatel inimestel näha, et nagu need inimesed on nagu selle taga olnud, et nad nagu saavad aru, mis on need tööülesanded, mida sul on vaja teha ja nende asjadele on need asjad töötavad Maci ja Apple'i peal nagu asjad nagu ülihästi. Jep. Ja need inimesed, kes nagu ütlevad, et need ja need, nad ei ole kunagi töö jaoks kasutanud Apple'it nii, et see neile jaoks töötab. Sest et kui nad oleks, siis nad ei kasutaks mitte midagi muud. Sest et muidu, sellepärast ongi enamus need professionaalid, kes teevad mingit sellist tööd, kreatiivset tööd või mingit muud asja, eranditult kõik kasutavad Maci. Sellepärast, et nagu näiteks kõige lihtsam asi minu jaoks, teed pildi, vahet ei ole, kas sa teed foto või graafilise disaini või mis iganes, mingisugusegi meedia asja, kas see on isegi mitte pildi, video või taas esitatava meediafaili, mida sa oled loonud ja tahad kellegile näidata. Windowsi peal 50-50, kas see avab sul selle, kui sa selle avad,
Maci peal lähed selle asja peale, vajutad spacebar'i ja sa näed seda. Kohe. Momentaalselt. Video või pilt või vahet ei ole. Sa vajutad space'i, see mängib. Sa saad edasi anda info, mida sa tahtsid näidata sellega. Windowsi peal avad Windows meeldib selle can't open this file. Fuck off. Ma pean tõmbama mingi koodegi ja siis mingi uuendama Windows ja siis mingi ja siis ma mõtlesin, et sa hakkad ütlema seda, et ma tegin foto. Või siis näiteks ma tahan avada 6 pilti Maci peal. Valid 6 pilti, võtad space'i siis järjest ja vaatad neid. Nagu slideshow'd järjest vaatad, jah, täpselt. Need sellised pisikesed asjad, mis on igapäevased kasutatavad asjad, on nii palju paremad ja see on nagu see, et kasutaja mugavus. Maci, nagu see, et ma just täna saatsin mingid pildid, saatsin telefonist iPadi, lihtsalt nagu ta töötab ja nagu kõik on nagu ei no see on see minu meelest on Apple, ma olen seda mitu korda öelnud, Apple on tänapäeva Nokia. See ei ole seksikas asi, mida öelda, kui vanasti inimesed mäletavad, mis Nokia kunagi oli. Nokia oli see safe bet, aga minu meelest Apple on tänapäeva Nokia. Nagu kui sa tahad, et asi lihtsalt töötab, kui sa ei ole suur hackerman, ja sa lihtsalt tahad, et see arvuti sul töötaks, et sa teed nagu igapäevaseid asju, ja et selles mõttes küll, et need töötavad, siis see töötab. Kui sa tahad häkkida ja mingi räigelt customize ida ja mingi hullult mingi huierdada, jah, Nokia on ka kunagi sinu telefon, siis sa võtsid endale mingi Motorola või Sony Ericssoni või ma ei tea, mingi muu asja. Aga kui sa tahad, et asi töötab, tänapäeval imelikul kombel on see Apple. Jaa, on küll, jah. Ja ühilduvus ma ei tea, kui siia sattusime. Ei, ma tahtsin Notesist. Ja kuidas ühilduvus vaata on. Ja kui saaks ütlema foto ja kõik see, siis on see, et ma tegin iPadiga pilti õues olevast kassist ja siis kui ma telefoni avan, ma näen seda fotot ja kui ma näen arvutisse, ma näen seda fotot ja nagu ma unustasin ära, et ma tegin selle foto, ma olen arvutis, siis ma võin selle sama fotos äppi avada arvutis ja see foto on seal ja ma saan seda näiteks tirida mingi vestlusaknasse ja jagada kellegiga. Et ma ei pea minema telefoni juurde selle järgi, et kui mul on mingi Android ja siis mul on Windows ja siis mul on mingi Linuxi iPad. Nad üritavad seda nagu paremaks teha, aga see ei tööta endiselt nii sujuvalt. Ja nagu ongi see, et lihtsalt see ühilduvus oma vahel, aga nagu suur ring peale, et kui ma tahtsin jõuda, on see, et ma selle Notesis avastasin just selle, et okei, et iPad ma kasutan, kui ma lähen magama, panen midagi mängima, mida on midagi kirja panna, ma teen Notesi lahti, kirjutan, siis see on lõpuks telefonis olemas. Ja pärast, kui ma olen telefoni midagi kirjutanud, ma olen arvutis, nüüd ma olen arvutis kohe olemas. Sa võid öelda samas, et kui sa kasutad Androidis, sa kasutad Google'it ja samas sa võid Google Notes'e panna, sa võid Google'i neid asju kasutada ja siis sul on samamoodi need asjad olemas. Sa võid öelda nii. Ja, ei, alternatiivid eksisteerivad, aga lihtsalt Apple'il on tavaliselt üldjuhul see kõige lõpuni töödeldud variant, sellepärast, et tal on tarkvara ja riistvara. Aga ma mõtlengi, aga nagu Apple'i puhul sa maksad selle eest, sina ei ole toode, selles osas sinu info ei ole see toode, Google'i puhul sa ei maksa selle eest ja su info on just, nagu... täpselt. Ja üks paremaid asju selle Apple'i nagu Notes, Calendar või mis iganes selle puhul on see, et ja ma ei tea, kaotsed telefoni ära, kaotsed läpaka ära, kaotsed kõik asjad ära, sul ei ole mitte sittegi, kui sa tead oma logineid, siis sa saad minna iCloud.com-i ja kõik seal on olemas. Kui sul on see süngitud? Ja, aga nagu üldjuhul need ei tööta isegi ilma, tähendab see sync oma vahel seadmetel, see ei tööta, kui sul ei ole seda näiteks jätud. Aga ütleme see default, mis inimestel on, kui need kasutavad Apple tooteid, siis lihtsalt logid sisse, saad kõik kogu see info ja näiteks minul on Notesi on salvestatud igast paroolid ja asjad, vaata. Minul ei ole. Et selleks, et nagu ma saaks sealt alati võtta ja mul on ehk siis see minu see safety, vaata. Minul on password manageris. Mul on seal ka, aga sellepärast, et ma ei tea, ma usaldan seda rohkem kõigi nagu, ma ei tea, mida usaldada tänapäeval. Mul on just sellel eesmärgil, et kui kõik on putsis, siis ma lihtsalt lähen iCloud.com-i, login sisse. Sinna saadki ju keychaini ligi ju. Ja siis ma saan sealt aga sa saad sealt ka keychaini ligi ju. Sul ei ole vaja Notesi neid panna. Kui sul on kõik passwordid, password manageri. Sorry, oota, mul on nagu panga PIN-koodid ja ID-kaardi nagu selles mõttes mul on see nagu short list of shit, mis on niimoodi, et kui sa vaatad seda, see on nagu suvaline jura numbreid ja asju,
aga mul on ka see. sa pead mul on teadma, ka. mis kohta vaadata. Mul on ka. Okei, väga hea. Aga ma pean ütlema, et kui keegi paneks AI-sse need, siis ei, muidugi, ja. Aga nagu, see on nagu väga palju samme ja ma peaks olema mingi sügav target selle ajaks, et nagu mul ei ole mitte sittagi varastada, you can relax nagu. Teeme lõppu või? Ma ei tea. Ma lihtsalt vaatasin huvi pärast, nagu mul oli nagu kadus ajataju täiesti ära nagu. Ei, me oleme mingi päris palju pausi teinud. Me oleme mingi 1,5 tundi podcasti teinud. Nii et see on täiesti okei. Jah, ma arvaks ka, et mingi tund on, ma tahtsin ise öelda, et 40 kuni tund on seda pause. Aga ma ei tahaks öelda, et tund on pausi, juba ka vähem. Eks paistab. Aga soovitusi on sulle? Backrooms. Tead üks film? Ei. Ma näitan seda ühte fotot ja saad nagu mingi, jaa, see nagu 1,000,000% tead seda. No vaat, kui nüüd ei tea. Ma näitan pilte, on ju. Vaata see kuradi hallway, see kollane tapeet ja need valgused ja kõik see, vaata. Oled näinud nagu mingit sükest asja. Ja siis sellest on saanud see backrooms, nagu inimesed on ongi, et 4chan 2019 millegi, kus see alguse sai, oli see, et keegi postitas mingid siuksed fotod ja siis umbes, et saatke fotosid umbes mingi kohtades, mis mõjuvad niimoodi, et neil on mingi weird vibe ala, et office, kus ei ole ühtegi mööblit ja ühtegi inimest, mis tavaliselt vaata inimese täis, või kool, mis on peale tunde, kui kool on tühi ja siis nagu weird vibe, vaata. Ja siis näiteks see oli üks põhifotosid, ja siis üks vend YouTube'is tegi lühivideosid sellest nagu ehitas seda maailma niimoodi, et keegi jookseb seal ringi ja siis need ruumid on nagu lõpmatud ja siis lõpuks, ma ei tea, keegi ajab taga veits ja mingi weird stuff happening on ju. Ja siis ta tegi nagu mitu videot nagu 4 aastat tagasi koroona ajal ja nüüd ta tegi suure Hollywoodi filmi sellest põhimõtteliselt, mis on nagu mega populaarne, inimesed käivad siiteks seda vaatamas, putsi. Ja see ei ole see, et YouTuber tegi filmi, see keegi ütles väga hästi, et see on pigem see, et YouTube on lihtsalt meedium, mida tänapäeva filmitegijad kasutavad selleks, et oma contenti näidata, vaata. Tänapäeval ei saa üldse selle YouTube'i kohta mitte midagi öelda nagu. Aga et seal on nii seinast seina neid asju, et ei täiega. Aga tema originaali video, mis ta kunagi 4 aastat tagasi tegi, 87 miljonit vaatamist. Nice. A24. A24, exactly, mis tavaliselt teeb väga kvaliteetset stuffi, on ja kas see on see? Shibete EO4. Mis ta nimi on? Kas ta oli see 12 Years a Slave või midagi või? Ja midagi, jah. Aga 7.0 on rating, Metascore 77, väga solid film. Ta ei ole siuke in your face horror, seal on horror elemente ja ta on weird vibes. Et kerib nagu. Jaa, aga ta on nagu psychological ja veits siuke nagu eerie weird vibes. Ja ta kindlasti, minu jaoks jäi niimoodi, et okei, aga nüüd mis edasi saab, ma tahan edasi teada. Ta jäi nagu natukene selle õhku. Aga kõik see, mis ta YouTube'is, see vaata, Kane Parsons on see director, ja ta on 21. Kui ta tegi seda YouTube'i, ta oli 16 või midagi, nice. Või 15. Et ja tema see Kane Pixels on see tema see YouTube, vaata. Ülilahe. Nagu minu arust ka ülilahe nagu. Sellepärast ma räägin, et nagu seda YouTube'i ei saa nagu kuidagi nagu alahinnata või midagi, et näe, 90 miljonit views on 4 years ago. Nice. Ja ta tegi kogu selle asja, ta tegi 3Ds niimoodi, et see näeb välja nagu oleks VHS kaameraga filmitud, keegi jookseb või midagi, vaata. Et nagu amazing filmmaking. Lihtsalt oma kodus tegi lihtsalt rahulikult need sellised videod valmis. Ta tegi mingi, ma ei tea, mingi 9 videot või ma ei tea palju nüüd 4 aasta jooksul. Ja nüüd on suur A24 kuradi Hollywood movie, mis on väga edukalt vastu võetud. Ülilahe. Jah, millest ka. Ja solid film, ma vaatasin seda, ma ei nagu, I like this.
I fucking like this. Või Ma oleks oodanud mingeid siukseid šokeerivaid momente ja mingid crazy'sid asju, aga see, mis ta nagu pakkus minu meelest, võib-olla see, et ma teadsin mingeid elemente, et see võib-olla natukene spoilis seda, aga see, mis ta oli väga hea. Ma mäletan, kui ma esimest korda Kristiine keskuses mingi pärast tunde olin nagu, kui ma seal töötasin. Ja nagu kõik tuled on kustus, kedagi ei ole. Ja siis kõnnid nagu läbi selle tühja kaubanduskeskuse. Mäletan, kui weird tunne see oli lihtsalt. Seda harjun nagu sul käima päevasel ajal, kus täiega on täis, kõik tuleb põlevad asjad. Siis sa kõnnid nagu seal, kui mitte kedagi ei ole, see oli nii, nagu sa ütled, iiri või siuke kõhe tunne, jah. Ma kujutan ette juba, et väga huvitav. See on mingi tunne, mis võib-olla ongi, et õudusfilmides on vähe ära kasutatud. Ja see, miks ta nagu töötas originaalis, ma ei tea, 10 aastat tagasi või rohkem, millal see postitus tehti. Et miks see töötas tol hetkel nii hästi, oli see, et inimesed nagu ei olnud sükest emotsiooni piisavalt avasta nende jaoks. Ja tundub, et sellel oli nii palju pinda, et ta on filmini aga vaata, see on sellepärast, et nagu Psühho kasutas seda duši-tseeni ära, vaata, et duš on vaata turvaline koht, kus sa oled, ja siis kasutas seda ära. Exactly sama meil on uued turvalised kohad, nagu kaubanduskeskused ja muud asjad, et seda lihtsalt ei ole niimoodi ära kasutada. väga hea näide, täpselt see. Sest et see ei ole mitte ainult see film, vaid see õuduselement või see raamistik õudusele on see point nagu. Ma arvan, siit sünnib veel päris palju sükest kopeerivat stuffi. Sest mul on nii kopees. Keegi on possessed, üle võetud kurjast vaimust. Ja siis ta pea teeb 360 ja siis ta ropsib. Ja siis ta ütleb roppusi ja räägib võõras keeles ja räägib madala häälega ja nagu lihtsalt täpselt see sama. Your mother sucks cocks in hell. Ja täpselt need samad asjad. Nagu literally see aasta tuli välja see Muumia film, see teeb täpselt kõiki neid asju ja ma ma olen näinud seda filmi mingi 20 korda erinevate nimedega. Võib-olla see on minu vanus, aga samal ajal lihtsalt nagu kui sa võtad juba selle Conjuring või Insidious või mis iganes, on täpselt sama asju teinud juba mingi viimased 10 aastat, et keegi ei ole pääsenud neist. Nothing new lihtsalt. Väga lahe. This is new. Väga lahe. That's it. Hunnikjutu gmail.com, Instagram, everywhere. Twitch, YouTube, kirjutage, joonistage, olge mõnusad, kallistage üksteist, kallistage oma isa. Kallistage üksteist, armastage üksteist, armastage lähemast, armastage võõrast, armastage ennast. See on üks põhilisest. Ärge unustage ära, et kallistus võõrale inimesele mõjub paremini kui teinekord kui kallistus